ma teeks väikse testi, et palju siin on juriste täna? Üks. Väga hea, see on lebo. Aga progressiivne liikumine jah, kutsus kokku sellise ürituse, et me räägiksime natukene nõusolekust ja nõusoleku seadusest. Ja ega ma siin pikalt nagu rääkima ei jää selle tõttu, et pigem need detailid tulevad selle paneeli jooksul välja. Aga paar sõna siiski nagu sissejuhatuseks, et milles asi on. Et kui me räägime nõusolekust kui sellisest, siis me tavaliselt mõtleme inglise keeles seda sõna consent. Ja kui seda sõna hakata nagu eksplitsiitselt defineerima, lahti seletama, siis tihtipeale inimesed jäävad hätta, kuigi me intuitiivselt tegelikult väga hästi tajume, mis asi see on. Eetikutel on kombeks öelda, et nõusolek on, selle väljendamine on moraalselt transformatiivne akt. Ta teeb lubamatust lubatu. Vaatamata sellele, kas me kasutame nõusolekust mõtlemiseks mingeid performatiivseid teooriaid, et nõusolek on ainult siis, kui see väljendatakse, või mingeid subjektiivseid teooriaid, et see juba on meie hoiak millegi suhtes, siis tähtis on see, et see on selline käsitlus, milleta ei ole võimalik normaalselt mõista, mida tähendab inimese enesemääramise õiguse, ka seksuaalse enesemääramise õiguse riive. Ehk see lihtne sõnum seal, mida tänapäeval juba ausalt öeldes kõik seksuaalkasvatajad, seksuaalkasvatus üldiselt juba edastab õpilastele, lastele, on, et nõusolekuta seks on vägistamine. Ja see on midagi, mis tegelikult ei olegi inimestele nagu nii uus või kummaline või vastukarva, aga nüüd on hoopis küsimus selles, et kuidas me selle põhimõtte ka seadusesse paneme. Kui paljud siit on kursis muidu nõusoleku teemadega? Et olete midagi kuskilt lugenud, et see on ju peaaegu pooled. Ehk siis üha rohkem Euroopa riike, aga ka väljaspool Euroopat on hakanud reformima enda karistusseadustikku, et tahtevastane seks oleks vägistamine. Aga küsimus on siis selles, et mis see siis praegu on? Praegu on meil midagi, mida rahvusvaheline teaduskirjandus nimetab sunnipõhiseks definitsiooniks. Ehk siis vägistamine ei ole pelk tahtevastane seks. Tal on paar kitsendust. Peab olema lisaks tahtevastasusele ka 2 vajalikku tingimust, üks või teine tähendab. Ja see on kas abitusseisund või vägivallaga või ähvardustega. Ja selleks, et inimene saaks minna ja küsida abi, just nimelt selles mõttes õiguse mõistmist justiitssüsteemilt, siis peab emb-kumb nendest tingimustest olema täidetud. Nüüd, nõusoleku seaduse mõte seisneb selles, et see teeb selle protsessi ohvrile kergemaks. Ja kui ma kasutan sõna kergemaks, siis ma ei mõtle tingimata psühholoogiliselt kergemaks, vaid ta hõlbustab seda protsessi, et tema pikk teekond, mis tihti kestab aastaid, lõpeb ka tema vägistaja süüdimõistva otsusega. Nii et praegusel hetkel, kui me räägime sellest, kuhu maani me oleme jõudnud nõusoleku seadusega, siis Eestile on teinud Euroopa Komisjoni järelevalvetiim ettekirjutuse, et me peaksime kiiresti enda seadust reformima. Praegu on ta koalitsioonileppes täiesti olemas ja Justiitsministeerium peaks nende analüüs valmima selle aasta lõpuks. Ma arvan, et ma võtaks selle kokku nagu niimoodi, et põhilised hirmud selle seadusega on olnud süütuse presumptsiooni üle ja ma arvan, et sellest me saame nüüd täna edasi liikuda selles mõttes, et mitte keegi ei ole endiselt ka selle seadusega kohustatud enda süütust tõestama. Et endiselt ikkagi see raskus jääb
süüdistaja kanda ehk ohvri kanda, kahjuks prokuratuuri, kui nagu täpsem olla. Ehk siis, et menetlusõiguslikult midagi ei muutu, küll aga see rõhuasetus muutub. Aga ma arvan, et täpsemaks diskussiooniks võiks minnagi paneelis. Aitäh teile! Osalejad siis tutvustab täpsemalt Gea, aga Gea Kangilaski ongi siis meil täna ka selle paneeli moderaator. Gea on muidugi feminist, Feministeeriumi projektijuht ja ka meil progressiivse liikumise toetajaliige, et suur aplaus talle ja siis annangi sõna talle. No tere! Lähme siis põhjalikumaks, et lisaks Eliisele, kes juba teile natukene rääkis, et mis on nõusolek ja miks me sellega tegeleme ja miks me nõusoleku seadusest Eestis räägime, on meiega siis liitunud veel 3 inimest. Meiega on Kai Härmand, kes on kohtunik, on Justiitsministeeriumis ka töötanud ja kuigi ta ei tegele tõesti päriselt kriminaalasjadega, siis saab ta ometi rääkida nõusolekust ja tahteavalduse tegemisest, et kuidas see siis õigussüsteemis on. Ja saab ka rääkida sellest, ma loodan täna, et kuidas seadusloome üldiselt saab mõjutada ühiskonda. Meiega on Elsa Leivo, tema on gingster, kellel on oluline kohaliku BDSM-skeene siis eetilisus ja nõusoleku olulisus BDSM-mängudes. Ta on aktiivne uute kapist välja tulnud gingsterite toetamisel ja juhendamisel, et nad oskaksid ennast ja teisi ohtlike olukordade eest kaitsta. Ja ta on ka öelnud, et autismispektris olles proovib ta teha ka BDSM maailma sisenemist lihtsamaks teistele siis neuroerilistele inimestele. Ja siis on meiega Helen Savasson-Potisepp, kes on sünnitusabi ja günekoloogia arst-resident ja kes on tegelenud seksuaalvägivalla ohvritega alates 2019. aastast ja saab meile siis selles pooles täpsemalt rääkida, et kes meil need ohvrid Eestis on. Ja nüüd ma annan kohe kõigile panelistidele sõna ja ma loen teile veel korra sinu peale, et palun ärge oodake ainult minu küsimusi, vaid sekkuge ka ise küsimustega kohe, kui vaja on. Ja kui ma näen siin, et kellelgi on väga intensiivselt käsi püsti, et mõni asi, millest me siin parasjagu räägime, vajab kohe selgitust, siis võib ka märku anda. Aga sellised pikemad küsimused jätame siis lõpupoole, siis saate juba kõik kaasa rääkida. Aga ma alustaksin kõigepealt ikkagi Eliisest, kes meile siin ettekande tegi, selleks, et veel korra üle korrata, kuidas me siis mõistame nõusolekut. Et nii nagu ma siin kuulsin, siis ma sain aru, et nõusolekuta ehk tahtevastane seks on vägistamine. Ja et see juures on oluline, et see nõusolek oleks ka vabalt ja entusiastlikult väljendatud, eks ole. Aga meie siis seaduses, ütleme siis selles, kuidas me mõistame seda tahtevastast seksi või suguühet ehk vägistamist, nagu öeldud, me mõistame seda nii, et selle käigus kasutatakse vägivalda või kasutatakse ära isiku seisundit, millest ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunudest aru saama. Ja mu küsimus on nüüd see, et kas ma saan õigesti aru, et seega on meil tahtevastasus defineeritud läbi vastupanu ja abitusseisundi. Et muul moel nagu Eesti õigussüsteemi jaoks tahtevastasust ei eksisteerigi. Jah, et see on teisisõnu see tahte murdmine on vajalik tingimus, et sa pead demonstreerima, mismoodi see tahe murti. On liberaalsemaid tõlgendusi, eks ju, mõni jurist ütleb, et ka tegelikult paljas ei ütlemine peaks juba meie käsitluses selle abitusseisundi alla minema või selle vastuhaku alla minema, aga praktikas on see väga nagu küsitav. Ehk siis, et praegu ikkagi mingisugune vastupanu sellele peab olema tõendatud. Ehk meil on mingis mõttes, kui me eriti nagu vabalt seda tõlgendaksime, siis meil on ei-mudel praegu, aga mida me taotleme, on jah-mudelit, ehk siis, et nõusolek ei ole vaikimine, sest praegu ta on. Et kuniks ei ole midagi indikeerivat tehtud, mis saab ka tõendatud, et see vastumeelsus oli väljendatud, siis ei ole nagu koosseisu, eks. Aga mida meie tahame, on see, et
nõusolek ei ole midagi, mis on eeldatud, vaid nõusolek on midagi, mis tuleb endale selgeks teha teise inimese puhul, eks. Ma siit liigun kohe Kai juurde edasi, et küsiks sinult ka kohtunikuna, et kuidas siis ikkagi Eesti seadus praegu nõusolekut ja tahteavaldust mõistab, et äkki sa selgitad siis õigussüsteemi poolt ka seda natukene? See maailm on tegelikult natukene kirjum, kui me tavaelus võib-olla aru saame. Me teeme kogu aeg tahteavaldusi. Ma teen tahteavalduse osta üks jook, ma teen tahteavalduse bussi astudes sõita bussiga, sõlmida veoleping. Ma lähen Selverisse, ostan leiba, ilma et ma ühtegi sõna ütlen, ma teen tahteavalduse müügilepingu sõlmimiseks, võtan leiva, maksan kaardiga selle siseteeninduskassas. Ehk siis tegelikult see, et inimene oma tahet väljendab, võib toimuda väga erinevalt. Võib toimuda oma tegevusega, võib toimuda ka passiivsusega, eks ole, et ma ei tee midagi. Aga kui me tahame näiteks endale korterit osta, siis ei piisa sellest, et ma lähen ja maksan kaardiga, eks ole, et siis ma pean minema notari juurde, ütlema, et ma olen kaine, täiesti täie mõistuse juures ja ma päriselt tahan seda korterit osta. Ehk siis see, kuidas me erinevates olukordades tahet väljendame, on ühest küljest nagu ühiskonna kokkulepe, mis on siis mingisugusel hetkel ka seadusesse kirjutatud. Eks ole. Ehk siis see, kas me nõusolekut väljendame selliselt, et ma pean ütlema jah, või selliselt, et ma ei pea vastu võitlema. See on tegelikult selle ühiskondliku kokkuleppe küsimus, et ütleme, juura ei sea siin mingisuguseid erilisi tingimusi. Oluline on see, et see kokkulepe, see ühiskondlik kokkulepe teatud olukordades, mis siis on sellised olulised, näiteks oleks siis karistusseadustikku kirja pandud. Et ma siis igaks juhuks täpsustavalt küsin, et kas see, millest me räägime, nõusoleku seadus ja muudatus, muudab põhimõtteliselt seda, kuidas me just seksuaalvägivallale siis vaadates tahteavaldust käsitleme? No, siin ongi see küsimus, et mida me tahame seadusest, me võime seda praegusel hetkel just siis rääkida, et seaduse muudatus kui selline ei muuda mitte midagi. Kui seda ei rakendata teistmoodi, seda teadmist. Et ütleme, õigusel on üldse selline huvitav funktsioon ühiskonnas. Et tavaliselt on õigusesse kirja pandud või seadustesse kirja pandud need reeglid, mida me üldiselt ühiskonnas jälgime, eks ole. Et seesama Selverisse leiva ostmise näide, eks ole, et ma ei tea, kui sina lähed poodi, sa ei mõtle, et see on võlaõigusseaduse paragrahv 208 müügileping. Sa teed seda sellepärast, et sa tead, et nii tehakse. Et sina võtad sealt poest asja ja maksad selle eest raha. Nii. Ehk siis see, kuidas me ühiskonnas käitume, on muu hulgas ka seadusesse kirja pandud. Aga nüüd teatud olukordades on võimalik teha ka vastupidi, et kui me tahame, et see ühiskond oma nina kuskile teisele poole keeraks, siis me paneme kõigepealt selle kanna maha seal seaduses, ütleme, et nüüd on niimoodi. See on näiteks seesama abieluvõrdsuse näide, on surmanuhtluse kaotamise näide, neid näiteid ei ole väga palju, aga neid on. Ja neid on Eestis ka olnud selliseid olukordi, kus näiteks ID-kaardi või ütleme digitaalse identiteedi kasutusele võtmine näiteks, eks ole. Öeldi, et nüüd on kõigile kohustuslik. Kõik virisesid, on. Enam ei virise. Nii, Helen, sina töötad vägistamise ohvritega ja see praegune ei on ei, nagu Eliise ütles, põhine seadus rõhutab seksuaalvägivalla üle elanu vastu kasutatud jõudu, eks ole. Seega ta nõuab nagu vägistamise või seksuaalse rünnaku puhul ka füüsilisi tõendeid, millega edasi minna. Kuidas sina seda arstina näed? Kas saab rääkida ainult füüsilistest tõenditest vägistamise puhul
või me peaksime rääkima ka mingisugustest teistest tõenditest? Jaa, ma tänan küsimuse eest. Mina olen väga Exceli inimene. Mulle meeldib statistika. Kui me räägime statistikast, siis jah, üldisi vigastusi võib seal esineda, no ütleme 60 näiteks protsendil, samas genitaalide vigastusi esineb 1/4. Täiskasvanud naisele omane, näiteks kui me räägime naistest, sellepärast et kõige sagedamini on seksuaalvägivalla ohvrid just naised, mehi pöördub pigem vähem, meie loomulikult teeme oma statistika pöördunute järgi ja täiskasvanud naisele omane anatoomia võib olla väga järeleandev, just selles mõttes, et see ka tahtevastane vägistamine, eks ole, et see võib toimuda ilma igasuguseid jälgi jätmata, et sinikaid jätmata, marrastusi jätmata, kriimustusi, hüümeni vigastusi jätmata, et see on väga raske punkt naistearstina vaadates, et üks on see lugu, mida inimene sulle räägib, mis on juhtunud, ja nüüd on see meie ülesanne nii-öelda ära tõestada, aga me alati teame ja peame seda silmas, et täiskasvanud naisele oma anatoomia puhul võib seksuaalvägivald toimuda nii, et seal ei ole ühtegi vigastust pärast tuvastada. Loomulikult me kogume ka DNA-d, me vaatame pealaest jalad allani, teeme läbi nagu günekoloogilist läbivaatust, me proovime, hakkame kinni igast vihjest, mis meil on võimalik, aga ma tunnengi, et hetkeolukord keerleb tohutult palju selle ohvri ümber ja see ohver peab justkui tõestama, mis on toimunud ja väga vähe jääb see kaalukauss sinna poole, et võetakse ründaja ette ja küsitakse halloo, et kas nõusolek oli, et see on väga oluline põhimõtteline muutus, mida meie naistearstidena täpselt samamoodi ootame. Aga ma küsin siit korra edasi, et tihti räägitakse ka sellest, et ohver ei ole oma, ütleme siis, psühholoogilisi vigastusi, kui tohib nii öelda, võimeline varjama, et kuidas sina sellesse suhtud või oled kokku puutunud, et kuna tihti ju räägitakse, ka ajakirjandusest on lugeda, et äkki naised valetavad, kui nad pöörduvad naistearsti juurde selle murega, et neid on seksuaalselt ära kasutatud, võib-olla ka teised vägistamise ohvrid samamoodi, et kui tõenäoline see tegelikult on? Kui see esimene küsimus on nendest psühholoogilistest haavadest, siis ma ütlen kohe, et inimestel on stressireaktsioon erinevaid. On vastuvõitlejaid, on inimesi, kes selles hetkes, vabandan, see vist minu mikrofonist tuli, eeldan, on inimesi, kes selles olukorras tarduvad ja elavad selle üles, nende jaoks see ongi eluohtlik olukord ja nende keha annabki tol hetkel järele, selleks, et tulla võimalikult väheste vigastustega sealt välja. Ja on põgenejad tüüpi inimesi. Ja psühholoogiliselt võib täpselt samamoodi inimesel olla tardumine, seal võib olla amneesia, mälukaotus sellest hetkest, ta ei mäleta, ta võib-olla mäletab ainult klippe, mingeid mälupilte, millest kokku panna. Kui meie juurde pöördub patsient seksuaalvägivalla üle elanu, siis meie ei alusta sealt otsast, et kas ta räägib tõtt. Meie ülesanne on inimene ära kuulata, teha oma ekspertiis, oma ekspertiisi piires, oma toimingud ja tegelikult selline psühholoogiline hindamine ei ole naistearsti pädevus, see jääb edasi psühholoogidele. Meie töötame oma ekspertiisi piires. Arusaadav. Elsa, sina tahtsid kommenteerida? Ma ei tahtnud kommenteerida, ma tahtsin küsida, et kas sa tead, kas meil on üldse Eestis, kui tuleb keegi vägistamise ohver, kas tal on ette nähtud psühholoogiline nõustamine või ülevaatus või mingi konsultatsioon, kas midagi niisugust üldse toimub või see on ainult naistearstide pärusmaa, kes teevad füüsilise läbivaatuse? See on väga hea küsimus. Tegelikult ohvritele keskendunud nii-öelda keskuseid on Eestis 4. On Tallinnas, on Tartus, on Pärnus ja on Ida-Virumaal. Enamik inimesi pöördub Tallinnasse, kuna ka populatsioon Tallinnas on suurem, see on loogiline. Meie omalt poolt pakume HIV-i profülaktikat, sest et meil on probleeme endiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal HIV-ga. Meie pakume erakorralist kontratseptsiooni, rasestumisvastast vahendit. Meil on võimalik suunata edasi juriidilisele abile, meie seda ekspertiisi ei oma.
ja meil on võimalus edasi saata psühholoogilisele abile. Meie saame olla selles olukorras väga toetavad, aga edasine psühholoogiline abi tuleb ikkagi oma ala ekspertidelt ja need ei ole lihtsalt psühholoogid. Need on inimesed, kes on ohvriabi poolt välja valitud, kindlad psühholoogid või siis näiteks meie oma maja psühholoog, kellel on ka kogemust seksuaalvägivalla üleelanutega. Nii et jaa, see on üks eesmärke meil ka, et see ei piirdu ainult sellega, et tere, head aega, vaatasime inimese läbi ja et mis on nii-öelda füüsilised vigastused või infektsioonid, mis on saadud, vaid see on nii mitmetahuline probleem ja seda peabki mitmetahuliselt käsitlema. Mul on üks küsimus, et kas te töötate projektipõhiselt või teil on kindel tegevustoetus igaks aastaks? Mõtlete nagu hankelepingute? Jaa, põhimõtteliselt jah, hankelepingutega, mitte kõik naistearstid ei tee neid läbivaatuseid, see on kindel grupp naistearste ja spetsialiseerunud siis ämmaemandaid, et see on ikkagi väga korraliku protokolli järgi, kõik õpped läbitud, koolitused läbitud ja jah, see toimub hanke. Kas sellist asja ka juhtub, et raha saab otsa? Siis on uued lepingud kiiresti vormistatud. See on nii oluline teema, et seal ei saa lubada sellist apsu, et oletame, et juuliks on rahad otsas, siis ülejäänud aasta abi ei paku, et saage jaanuarini jälle hakkama. Et nii see asi ei käi. Et niipea, kui üks leping lõpeb, on järgmine asemel. Et ohvrite heaolu on primaarne meil. Ma igaks juhuks tõendan ka seda, et kui varem oli niimoodi, et ohvriabisse või ohvriabi kaudu see psühholoogilist teenust siis, kui olid pöördunud, eks ole, ja olid teinud kaebused, siis nüüd on see ka ära kadunud, et ka varasema vägistamise lihtsalt nii-öelda psühholoogilise traumaga on võimalik ohvriabi kaudu siis abi saada. See on ka väga oluline. Aga lähme uuesti tagasi nõusoleku sellise definitsiooni juurde. Ja Elsa, sina tegeled nõusoleku teemaga pidevalt. Et kas sa saad tuua välja, kui oluline see nõusoleku teema tegelikult siis BDSM kogukonnas on ja milliseid paralleele sa saad välja tuua sellise tavapärase seksuaalkäitumisega või ütleme selle definitsiooniga, millest me siin oleme täna rääkinud? Kõigepealt ma tahtsin ühe asja veel juurde panna, et ma arvan, et see on tavalises seksis ka oluline, aga BDSM maailmas võib-olla see on nagu rohkem saab rõhku, on see, et see nõusolek, et ta on entusiastlik ja kõik ta peab olema informeeritud. Et enamasti inimesed, kes võib-olla alles sisenevad BDSM maailma, tegelikult ei saa anda nagu väga informeeritud nõusolekut. Ja see on okei, sest et on uue asja harjutamine, aga mida siis peab teadvustama, on see, et see, kellel on kõige suurem kogemus, temal nagu paratamatult talle jääb kõige suurem vastutus, ta peab aru saama sellest, et jah, tema partner või partnerid annavad nõusoleku katsetada, aga seal võib nagu nii palju asju valesti minna, nii palju asju võib mitte meeldida ja seda ei saa teada. Või võib-olla mõni inimene saab, aga see on... Sa mõtled, et ei saa ette teada? Ta ei saa ette teada, jah, et seega see nõusolek, mida rohkem see on ka informeeritud, mida rohkem sa oled ennast kurssi viinud sellega, mida sa täpselt tahad teha, mida rohkem sa oled võib-olla iseendaga tööd teinud, tead enda traumakäitumisi, tead mingisuguseid triggereid, et seda rohkem sa aitad ise kaasa sellele, et su nõusolek on ka informeeritud. See oli üks asi, mis võib-olla on natukene erinevam, kuigi tegelikult ei peaks, tegelikult on, ma arvan, tavaseks on nii veider sõna, aga mitte BDSM seksi puhul siis ka oluline, et ja mis ma veel saan lisada, mis seal küsimuses veel oli? Ja tegelikult sa selle juurde tulidki, aga võib-olla ma siis täpsustan edasi, et hästi tihti põrkame me Eestis selle vastu, eriti kommentaariumides, eks ole, et inimesed avaldavad arvamust, et nõusoleku küsimine ja selle andmine kuidagi rikuvad seksuaalvahekorra ära. Et see ei ole enam selline vaba ja ei ole sama huvitav, et kuidas sa seda kommenteerid, et BDSM kogukonnas käib väga palju nõusoleku ümber, kas see rikub midagi ära?
ma tegelikult enam seda ei olegi nii palju näinud, et see rikub ära, küll aga mida ma olen näinud, on see, et see nagu katkestab flow'd ja katkestab jah, aga see on okei, et noh, meil ei ole mõtet hakata nagu võib-olla siis teesklema, et ei, see on täis, läheb sama flow'ga edasi, küsi kuidagi mänguliselt, loomulikult see kõik võib tulla, eriti kui sa teed oma praktikaid inimesega või partneritega, keda sa tead, aga see, et see flow katkeb või see flow muutub, me peame lihtsalt ennast harjutama sellega, me peame suutma see on ka jällegi tavalise seksi puhul, et kui sa liigud ühest aktist teiseni, näiteks anaalseksini, su flow muutub, kuigi sa oled võib-olla väga kirglikult enne suudelnud, ma ei tea, kui graafiline see on, aga et siis kohe me tõmbame tagasi, hakkavad tulema libestid, hakkab kõik hästi aeglaselt, rahulikult jälle peale, et flow muutub seksi jooksul ja flow muutub BDSM-mängude jooksul ja see muutumine hakkab peale juba ka nõusoleku küsimisega, üldse mingitest asjadest rääkimisega ja see tegelikult on okei, et awkwardnessiga peab sõbraks saama, see jääb osaks. Ma küsin siis korra täpsustuseks veel, kas see flow siis tugineb sellele, et pigem oodatakse, et üks osapool võib-olla ütleb mingi, ütleme, seksuaalakti kestel, kui see muutub, ei, või on see ikkagi, on ka teie puhul tegemist pigem sellise pideva nõusoleku otsimise ja küsimisega? Mõlemad, et kui mingisuguse tegevuse keskel tuleb konkreetne ei ja on kokku lepitud, et see ei ole mängult, et me ei kasuta safe word'e, me kasutame tavalist kõnekeelt, siis jah, see on lõpp. Tavaliselt peaks paika panema sellisel juhul mingisuguse rutiini, mis saab siis, kui asi saab läbi, kui asi saab plaanitust varem läbi. Jällegi hea praktika kohaselt on see, et okei, meie mäng lõppes, võib-olla plaanitust varem, nüüd me liigume edasi niisugusesse nagu järelhoolitsuse moodi, et istume rahulikult maha, kes tahab võib-olla omaette olla kuidagi teki sees, võib-olla tahad kaisus olla, võib-olla tahad lihtsalt õue jalutama minna ja nüüd me räägime läbi, mis juhtus. Et võib-olla hakkan vahepeal nagu mingi vatrama muud juttu, siis sa too mind tagasi. Aga ühesõnaga, et peab paigas olema see, mis saab siis, kui toimub nagu kindel, konkreetne ei mängu ajal ja samas, mida värskemad on partnerid omavahel, seda rohkem peab toimuma ka kogu aeg seda jooksvalt nõusoleku küsimist, sest et BDSM-mängudes ja ka muidu sa ei taha, et sul oleks nagu salvestatud, kus ta ütles jah ja siis õigus on minu poolel, sest ta on öelnud jah. Sa tahad, et see mängukaaslane oleks sul potentsiaalselt pikka aega, pigem olla nagu ettevaatlik, pigem küsida mitu korda üle, pigem öelda ka, et ma küsin mitu korda üle, et oleme hästi avatud, mul on nagu vaja teada, kui see, et ma sain ühe korra selle jah-sõna kätte, nagu mingi, ma olen õige nüüd. Ma küsiks korra nüüd uuesti üle sellise küsimuse, et kui Eestis on, mulle tundub, ja Elisega me enne sellest ka rääkisime, on levinud arusaam, et ikkagi praegune kriminaalseadustik katab üsna hästi kõiki võimalikke seksuaalvägivalla juhtumeid, kuigi nõusolekust, ütleme, või defineerimisest justkui selgub, et ei pruugi, eks ole, sest nagu sa enne juba ütlesid, siis kui vastuhakk puudub, siis käsitletakse seda justkui vaikiva nõusolekuna. Aga oskad sa kuidagi täpsustada neid või tuua selliseid näiteid, kus võib-olla on jäänud siis katmata valdkondi? See on hästi hea küsimus, hästi keeruline küsimus, et ma üritan nagu mitte väga teooriast üle koormata. Mulle kohutavalt meeldis Rootsi nõusolekuseaduse mõju-uuring. Nende seadus muutus 2018, nende õigusteadlane Stina Holmberg käis ka Eestis Siseministeeriumi konverentsil ja rääkis nende nõusolekuseadusest. Ja üks tema juhitud uuringu selliseid järeldusi oli see, et nad märkasid,
et sellised juhtumid, mis justkui oleks pidanud ka varasema seadusega minema läbi nii-öelda menetlusse, selles mõttes, et jõudma vähemalt kohtuni, hakkasid nüüd jõudma, et selle mõju, selle nii-öelda nõusolekupõhiseks ümberdefineerimise, selle vägistamise ümberdefineerimise mõju on selles mõttes see huvitav, et ta mingis mõttes psühholoogiliselt ka, et ta teeb selle vabamaks, ehk siis osad ütlevad, et nii-öelda see lävend justkui läheb madalamaks, kuidas sa saad, kuidas üldse mingisugune kaasus lõpuni menetletakse, eks ju. Teine asi, mis ta pani tähele, on see, et neil ilmusid sellised spetsiifilised uued kaasused, mis nende hinnangul varem ei oleks läbi läinud ja need olid sellised rünnakud, mis toimusid ohvri üllatusega. Näiteks keset pidu oli, kui oli mingisugune inimene tulnud ühele naisele näpud tuppa lükanud, et ühelt poolt ta oli nagu inimestest ümbritsetud ja see nad hindasid, oleks teinud selle abitusseisundi tõendamise nagu nende süsteemis keeruliseks. Nüüd siin võib vastuargumendi tuua, et aga see on üllatus ja meil see juba on kaetud, eks ju. Aga vot neil oli ka see, et ta rõhutas, et nad ka arvasid kõiksugu asju ennem, aga siis, kui see muutus tuli, siis paistis, et ahaa, et midagi on nagu muutunud. Meil on selline, see ei ole avaliku diskussiooni osa olnud küll, aga meil ikkagi on mõningane diskussioon olnud ka selle üle, et miks meil läheb nii vähe kaasusi kohtusse. Ja see ei ole ainult minu arvamus, et seal on mingid käärid seal on. Ja selle nõusoleku seaduse üks niisugune psühholoogiline mõju on ka nagu see, et prokurörid tunnevad ennast, see on Rootsi näitel, aga ka Islandi näitel, kui me nendega rääkisime, et nad tunnevad ennast kindlamalt kohtusse minna, nüüd kui on nagu nõusolekupõhine see. Samasugusel arvamusel on ka prokurör Toomas Liiva, et see aitaks oluliselt tema tööle kaasa. Ja võib-olla viimane asi veel, et see on nagu, seda võib ju nimetada platseeboefektiks, aga tema nii-öelda tulemus on ikkagi ju positiivne, et inimesed hakkasid üha rohkem minema politseisse pärast seda muudatust, see tähendab seda, et teatamiste arv kasvas hüppeliselt ja kasvas ka süüdimõistmiste arveks. Et see selline mingis mõttes nagu puhastuskuur või mingisugune uuesti nii-öelda mingi usalduse saamine oli ka oluline efekt ja see võimaldas teha jälle paremat ennetustööd, sest et palju paremini hakkas paistma, millised need olukorrad ikkagi siis on. Et siin Ekspressis oli üks intervjuu 2 kohtunikuga ja sealt jäi kõlama ka üks selline väide, et no aga mina ei ole ühtegi kainet vägistamisohvrit näinud. Muidugi ei ole, kui abitusseisund ongi see tingimus, millega midagi sinu juurde jõuab lõpuks, mis tihtipeale minnakse seda teed, et mul ei olegi, ühesõnaga prokurör vaatab, mul ei ole mõtet sellega minna, aga kui ta saab näidata, et ikkagi inimene oli näiteks väga-väga purjus, siis ta lähebki sellega ja see ongi see, mida see kohtunik näeb, eks ju. Ja ma arvan, et see on kokkuvõttes see selline psühholoogiline mingi puhastus, see kergemini edasiminek menetlusega, see lootus, et see saab süüdimõistva otsuse ning ka ennetus on mingid põhipunktid siin. Ma kohe annan sulle sõna, aga ma korra küsin, et järelikult meil on siis nagu 2 sõela, eks ole. Et esimene sõel on see inimese enda see tunnetus, et kas on üldse mõtet minna. See algab sellest, et kas on üldse mõtet ka sinna naistearsti juurde minna, et kas üldse ühiskond suhtub heatahtlikult minusse kui ohvrisse ja siis edasi on see, et seal selgub väga kiiresti tegelikult, et kas neid tõendeid justkui on piisavalt ja järgmine sõel on siis see prokuratuur või prokurör, kes sulle ütleb, et kas on mõtet üldse edasi minna. Aga me peame endale aru andma, et sinna psühholoogilisse sõela, esimesse sõela jääb tegelikult väga palju asju kinni, eks ole. Ma tahan tuua ühe selle näite ka veel, et kui ma olen, Feministeerium on vestelnud erinevate osapooltega justiitssüsteemist eraviisiliselt, lihtsalt et kaardistada seda olukorda, et väga palju oleneb politsei kui esmareageerija
arusaamast sellest materiaalõigusest ehk sellest, mis see vägistamise paragrahv tähendab, mida tähendab see abitusseisund ja vägivald, et kui tema ei tõlgenda näiteks abitusseisundit nii laialt, nagu tõlgendab mõni riigikohtunik, siis see jääbki sinna lauale. Ja meil on üks jama lugu sellega, et me ei näe nende teadete statistikat kahjuks, et millised jäävad nii-öelda lauale, millest on hirmus kahju. Jah, aga Kai? Jaa, ma tahtsin siit täpselt sellest samast otsast kinni võtta, et tegelikult see muutus ütleme selles justiitssüsteemis, mis on tegelikult kogu see nii-öelda see viimane ots, sellest muutusest ju ei piisa. Et meil ongi vaja seda, et ühiskonnas arusaam muutuks ja olekski nendes inimestes julgust kõigepealt öelda või ütleme siis isegi kõigepealt aru saada, et minuga tehti midagi halvasti. See on üks asi ja sealt edasi siis juba seda julgust, seda ka väljendada siis nendele inimestele, kes selle siis nii-öelda päevavalgele pärast toovad. Aga just see on tegelikult väga hästi ära kirjeldasid need erinevad tegevused, mida saab või mida annab teha siis, kui me muudame seadust selles mõttes teadlikult, et me tahamegi muuta ühiskonna suhtumist. Et see tähendabki seda, et sul on teatud inimestel, kes siis on professionaalid, nendel on, ütleme siis, kas mingi täiendõppe või lisaõppe, see on üks asi, aga tegelikult seal väga suur aur peaks minema just nimelt selle ühiskonna teavitamisele, eks ole. Alates sellest, et meil on lasteaias, õpetatakse lastele, et inimese keha on tema oma, ja teised ei pea näperdama seda. Kuni lõpetades siis ma ei tea, erinevates vanustes inimesteni, eks ole. Et kindlasti ei ole võimalik muuta kõigi mõttemaailma, et onu Heinod jäävad ikka onu Heinodeks, eks ole. Aga nende mõttemaailm on üks asi, aga see, kuidas nad ennast väljendavad, see on teine asi, et kui ikkagi läbi selle teavituse on selle sünnipäeva laua taga, eks ole, kui onu Heino nalja teeb, kui ennem kõik naersid, aga nüüd on kõik ütlevad, et kuule, ole vait, et see on nõme nali, siis ta peas võib-olla jääb samaks see mõte, aga ta ei väljenda seda ja ta ei julge seda võib-olla ka füüsilises maailmas väljendada, eks ole, et ta ei julge rünnata seda inimest. Et ma tegelikult, olles selle õigusloome juures päris kaua olnud, eks ole, siis meil pannakse liiga palju rõhku sellele väljaütamisele, et me muutsime seadust. Seda on nii kerge öelda. Lähen telekaamera ette, ütlen, et mina muutsin seadust, me muudame seaduse ära, me paneme 8 aastat juurde ja kohe saabki maailm paremaks. Tegelikult ei saa maailm mitte midagi paremaks. Maailm saab paremaks siis, kui lasteaiaõpetajad saavad selle vastava väljaõppe. Ja see on oluliselt pikaajalisem ja keerulisem protsess, aga kui nüüd tahta seadust muuta, siis kõige vähem peaks mõtlema võib-olla isegi sellele, kuidas neid politseinikke ja kohtunikke ümber õpetada. Et nad on professionaalid, küll nad hakkama saavad. Selles mõttes, et kõige rohkem peaks mõtlema ikkagi sellele, kuidas seda ühiskonna suhtumist muuta läbi selle võimaluse. Jube pikk ja lohisev jutt. Väga, väga hea vahelepõige. Aga ma tahtsin minna nüüd korra Heleni juurde tagasi, et sa juba enne ütlesid, et inimestel on väga erinev see reaktsioon, kui neid seksuaalselt rünnatakse. Et kas sellest aitab välja tegelikult see ühiskondlik suhtumine, mida tihti võib võtta sõnapaari alla, et ole palun nendes olukordades ideaalne ohver, et püüa siia endale kuidagi pähe õppida, et selleks, et selles olukorras oleks võimalik hiljem õigust nõuda, tuleks jätta võimalikult palju märke selle ründaja, ma ei tea, kehale, küünistada teda, hammustada teda, hakata vastu,
kas see tegelikult aitab üldse inimeste puhul? On meil mõtet üldse sellest rääkida? Millegipärast sellest ikka räägitakse veel. Tegelikult mul juba tekkis varem paar mõtet. Tervislik on ikkagi see mõelda, et nõusolek on seksi eeldus. Alustame sellest. Ilma nõusolekuta ei ole tegemist seksiga. See on vägistamine. Väga lihtne. Punkt 2, mis me teame, et meie poole pöördub ilmselt jäämäe tipp. Punkt 3, mis ma mõtlen, on just see, et niipea, kui tekib ühiskonnas arusaam, kuidas tegelikult nendele olukordadele ka kollektiivselt reageerida, siis tekib surve ka muudele asutustele, ka nimetatud ametitele, neid olukordi teistmoodi vaadelda. Ja kui sinna juurde tuleb veel seaduse muudatus, siis meil on palju parem olukord nende ohvrite jaoks, nende üleelanute jaoks. Lähme minu küsimuse juurde. Öelda inimesele, et kui sul tuleb ohuolukord, siis palun tee seda. See kõik on väga tore mõelda, inimese traumareaktsioonid ja stressreaktsioonid jäävad ikkagi vastavalt sellele inimesele omaseks. Kui ta külmub, siis ta külmub. Kui ta külmub sellepärast, et keegi ähvardab tema last sealhulgas või ähvardab midagi muud teha, siis ta ei ole nõusolekut andnud, ta on vaikiv, aga ta läheb sellega kaasa. Ja selles olukorras, nagu öeldudki, ta päästab kas iseenda või kellegi oma lähedase, eks ole, oma enda mõtetes. Kui ta on vastuhakkaja niikuinii, siis on ülimalt tõenäoline, et ta saabki endale küüne alla materjali või mõned juuksekarvad tulevad või habemekarvad või genitaalide piirkonnast karvad tulevad kaasa, aga tol hetkel ta tõenäoliselt ei mõtle asitõendite kogumisele. Ja kui ta on jooksja, siis ta on jooksja, tal ei ole aega mõelda, et tegelikult üks küünistus oleks ka ära kulunud sellel hetkel, et siis ta jookseb. Et inimestele õpetada, milline see traumareaktsioon, see on jälle vastutuse lükkamine ohvrile, et miks sa selles olukorras ei toiminud nii, et nüüd naistearst saaks võtta sealt proovi või et õigussüsteem sind usuks ja menetleks seda nii, nagu oleks vaja menetleda. Nii et ma kohe võib-olla mitte halvas mõttes, aga ma nulliksin selle küsimuse kohe alguses ära. Et see on tore, et neid juhtumeid on, kus on küünistatud ja kus on võitlejaid, tegelasi ka, aga see ei ole asi, mida me saame eeldada. Tegemist on üleelanuga, tegemist on ohvriga ja me liiga palju keskendume sellele, mida kõike oleks võinud ohver teha, selle asemel, et rääkida sellest, mis kõik jäi ründajal, muu hulgas nagu tegemata. Et jah. Eks me jõuame siit muidugi ka selleni, et üks asi on see ideaalne ohver olemine, on ju, ohuolukorras, aga tegelikult ikkagi ka selleni, et ohvrile ei lasu vastutus ka vägivalla ärahoidmise ees, et ei ole nii, et kui sul on pikk seelik, siis ei vägistata või kui ma ei tea, õhtul pimedas välja ei lähe, siis ei vägistata, niikuinii me teame, et suurem osa vägistamisi toimub tegelikult tuttavate inimeste vahel, eks ole. Ja ma rõhutaksin ka, et statistiliselt kõige rohkem vägistamisi toimub. Selles mõttes, kui me räägime seeliku pikkusest või midagi, et aastaaegadel, kõikidel kuudel toimub vägistamisi. See võib olla talvemantli aeg, aga vägistamised toimuvad toimepanija kodus või ohvri kodus. See inimene on 33% teadmata, aga näiteks kokku 30% näiteks kas sõber, lähedane tuttav või pinnapealne tuttav, näiteks inimene, kellega samal õhtul on, või lähipäevil on kohtutud. Et me väga palju kardame justkui, ma arvan, võib-olla kirjandusest, võib-olla meediast, võib-olla mujalt, me kardame seda võõrast inimest ja mitte krunni pandud juukseid. Aga fakt on see, et need asjad toimuvad sõltumata riietusest, meigist, olekust, suhtlusest, naeratusest, need asjad toimuvad. Ja see ei ole kuidagi asi, mida ohver peaks mõtlema iga päev, et juuksed krunnis, pikad püksid, talvemantel, suvel ka. Et see ei ole asi, millest nagu juhinduda. Ma väga tahaks küsida, aga ma ei ole kindel, kas keegi teist oskab vastata, aga kui palju üldse kohtus näiteks põhjendavad selliste asjadega, et ta meeldis mulle või see, need kurjategijad, et kas see on üldse teema? Et tegelikult, kui palju nad üldse vaatavad, keda nad vägistavad ja kui palju on see lihtsalt soov võimu haarata või vägivalda toime panna? Ja ega seal nagu meeldimisega vist ei ole midagi pistmist. Aga ma siin konsulteerisin ka oma
siis kolleegidega, kes tegelevad igapäevaselt neid asju. Iseenesest jah, uuritakse ju seda konteksti, tõsi küll, aga mitte nagu seetõttu, et noh, kas meeldis või ei meeldi, noh selles mõttes, et mis vahet seal on, kas meeldis või ei meeldi. Et noh, talle meeldis vägistamine rohkem kui see tüdruk, on ju, et kui oleks meeldinud ja siis oleks mesijuttu ajanud pigem, ma arvan, eks ole, kui et vägivaldselt seda asja ajanud. Aga jah, see iseenesest ei määra, ütleme, noh, karistuse mõttes ei ole see üldse relevantne. See on pigem selle noh, olukorrast arusaamiseks on see võib-olla relevantne, aga see, kui meeldis, et siis saab nagu 2 aastat vähem või. Et noh, see ei ole üldse oluline. Lihtsalt juhtisin tähelepanu, et ma olen ise lugenud päris palju ka kirjeldusi, eks ole, et kuidas on kohtus asju arutatud ja siis seal ikkagi on niimoodi, et süüdistatav üritas ohvrit erutada, katsudes näiteks, ma ei tea, tema genitaale või nii edasi, et noh, küsimus on selles, et kas seal oli üldse midagi seotud erutamisega ja veel eriti ohvri erutamisega olukorras, kus noh, tegelikult me teame, on ju, millega on juba tegu, et võib-olla see on ka küsimus selle kohta, et kas kohtus üldse valitakse sõnu või on see kuidagi reglementeeritud, miks me kasutame ikkagi kohtus üldse selliseid sõnu? See, milliseid sõnu kasutatakse kohtus, see kindlasti on nagu reglementeeritud selles mõttes, et kohus või kohtunik saab ikkagi, kui need küsimused, mida küsitakse ohvri käest näiteks, noh, on alandavad, siis kohtunik saab need ära keelata, eks ole, või noh, öelda, et ikkagi inimest ei kohelda seal nagu nartsu, eks ole. Ja noh, aga selles mõttes, et alati, no loomulikult see on ju kaitsetaktika üks noh, nii-öelda võimalusi, on ju, et sa näitad, et see ohver nagu tahtis tegelikult seda, et noh, järelikult noh, oligi nõusolek, et ei olnud mingisugust vägistamist, eks ole, aga jah, see ei ole, isegi kui see on nagu jutuks, siis see ei ole määrav ka sellel suhtes, kas ta jääb süüdi või mitte süüdi. Aga teised tõendid on olulised. Ma küsin, minu jaoks ma tõesti ei tea, kuidas see kohtusaalis toimub, aga kas ohvril on võimalik üldse öelda näiteks, et palun mitte kasutada selliseid sõnu või et see, ma ei tea, teeb mulle haiget praegu parasjagu või ohvril põhimõtteliselt ei ole võimalik üldse juhtida tähelepanu enda kaitsemise vajadusele või sellele, et milline tema psühholoogiline olukord seal parasjagu on? No, mis on tavaline, on ju see, et ohvrit ei kuulata üle kunagi samas saalis, kus on see kurjategija, eks ole, või süüalune. Ohver on tavaliselt teises ruumis, tal on võimalik võtta endale sinna kaasa tugiisik, tal on võimalik võtta endale kaitsja, eks ole, ja eelkõige see ongi siis mitte selle ohvri ülesanne, vaid selle ohvri kaitsja ülesanne öelda, et sellist küsimust ei küsi, ta saab alati sekkuda ju ja paluda kohtul need küsimused maha võtta. See on võimalus loomulikult olemas. Väga hea. Mul on üks küsimus, et Ekspressis need 2 kohtunikku natuke ka valgustasid, et mismoodi see protsess käib, aga praegu ju vist ikkagi ei ole võimalik keelduda süüdistatava küsimustest, et nad ütlesid, et me ei saa kuidagi piirata seda, et süüdistatav võib otse ohvrilt küsida küsimusi. Nad on teinud ju niimoodi, et nad kirjeldasid seal, et nad panevad kuidagi ekraani selliselt või nagu kuidagi eraldavad ära, et sa ei näe teda, aga ta ikkagi võib küsida. Et seal vist ju ei saa piirata või saab või? Ja ta saab ju väga halvustavalt küsida, eks ole, või suunavalt. No, neid küsimusi saab maha võtta, jah, tõesti. Üldjuhul ju küsib ikkagi ka süüdistatav advokaat, eks ole, mitte süüdistatav ise. Ta ütleb oma advokaadile neid küsimusi, mis ta tahab. Saab moonutada häält, et ohver ei kuuleks selle, nii ühte kui teistpidi, eks ole, et ohver ei kuule siis selle süüdistatava häält, eks ole, see võib tal mingisuguseid reaktsioone tekitada ja vastupidi, et siis süüdistatav ei kuuleks nagu selle ohvri häält, on ju.
noh, kindlasti, mis oleks väga hea, oleks, me siin rääkisime tõendite kogumisest, on ju, et ja psühholoogilistest tõenditest või vigastustest, et muidugi oleks väga hea, kui saaks selle esimese küsitluse, mille, ütleme, politsei siis läbi viib, on ju, et kui selle saaks alati salvestatud, et oleks võimalik näha neid ohvri tõelisi reaktsioone, siis sellel hetkel, kui ma ei saa eeldada seda, et teda hakatakse arsti juures küsitlemise ajal filmima, eks ole, et see oleks absurdne, aga just, et kui see inimene on otsustanud siiski pöörduda õiguskaitseorganite poole, et siis see, mis seal toimub, oleks nagu võimalikult autentselt dokumenteeritud, on ju. Ja selles mõttes on need salvestused oleksid nagu väga hea. Siin on muidugi üks selline asi, mis ma avastasin mõni aeg tagasi, ja mis jälle tuli sealt kohtunike intervjuust Ekspressis välja, et see oli vist Lea Pähkel, kes ikkagi ütles, et katsuge mitte sinna politseisse, see on nüüd nagu vastuoluline info, et ütles, et katsuge mitte sinna politseisse kohe minna, et saage ennem oma esimesest šokist just üle ja siis ennem minge sakkide juurde, ehk siis see on seksuaalkriisiabikeskus, ja siis, kui te olete ennast kogunud, siis minge politseisse, sellepärast et see, kui need ütlused hakkavad erinema, seda võidakse kasutada ohvri vastu. Et ma lõpetan selle punktiga, et siin ma olen saanud ka nagu vastuolulist, et ma olen näinud kohtulahendit, et ma olen ise ju ka lugenud neid kohtulahendeid, ja üks hiljutine, mis just saadeti ringkonnakohtule tagasi arutamiseks, seal just oligi see, et Riigikohus hindas, et ringkonnakohus oli liiga palju kaalu pannud sellele, et ohvri ütlused, et neil olid väiksed erinevused, kuigi me teame ju teaduskirjandusest, et trauma teeb seda inimesega, sa ei mäleta neid asju ühtemoodi. See on ka LSV ehk lähisuhtevägivalla teemade puhul, et või et sul lihtsalt meenubki hiljem asjaolusid, mida sa kohe algul oled blokkinud. Et on neid juhtumeid, kus see on pärast kätte maksnud, see erinevus, ja seda nagu Lea Pähkel, minu arust see oli tema, mitte Poljakova, kes saab üle kontrollida, kes ütles, et minge sinna juba siis, kui teil on see jutt nagu selgeks õpitud. Jaa, seda küll, aga ma räägingi seda, et mitte, et inimene peaks kohe minema politseisse, vaid et kui ta läheb sinna politseisse, et siis saaks seda salvestada. Aga muidugi, jah, lihtsalt kõik sellised nõuanded on muidugi jälle taaskord sinna ideaalse ohvri poole suunatud, et käitu õigesti ja jätavad paratamatult mulje, et äkki riik ei tule appi või ühiskond ei mõista sind, eks ole, et see on kogu aeg selline keerulise piiri katsumine, ma kujutan ette. Kas sa tahad midagi lisada? Ma ütleks enda poolt veel, et meie väga vastupidi loodame, et meie poole pöördutakse võimalikult vara. Võimalikult vara pöördumine tähendab, et me suurema tõenäosusega saame DNA materjali kätte. Võimalikult vara pöördumine tähendab, et me saame õigel ajal alustatud ravi, infektsioonide puhul HIV profülaktikat, et me saame õigel ajal pakkuda kontratseptsiooni, rasestamisvastast vahendit. See tähendab, et see inimene, näiteks oletame, et ka on uimastamise juhtum, väga valus teema Eestis on korgijook, väga kiiresti tuleb pöörduda. See, kui me seda ei leia, see ei tähenda, et me ohvrit ei usuks. See on lihtsalt näiteks üks ainetest, mis väga kiiresti metaboliseeritakse, mis väljub kehast. Meie sõnum naistearstidena on, et ikkagi palun pöörduda võimalikult vara. Aga samas ärge peljake, kui te tunnete, et te olete hiljaks jäänud nii-öelda, et on mõni aeg mööda läinud, ikkagi pöörduge lihtsalt võimaluse korral siiski. Ma rõhutan, et ei ole vaja kodus teksti pähe õppida või selgeks õppida, palun lihtsalt pöörduge. Et meie oleme seal selleks, et pakkuda abi, et teid uskuda ja et aidata. Ja ma saan aru, et ega see, et kui sa lähed naistearsti juurde või sinna teie keskusesse, see ei tähenda seda, et sa pead kohe sealt edasi minema politseisse. Ei, absoluutselt rahulikult mitte. On aega mõelda. Ei pea pöörduma kohe. Ka meie koostame oma protokolli ja tõepoolest ka meie küsime, mis juhtus. Ideaalis mõningasel määral maailmapraktikas ongi nii, et ohvrit taas ohvristatakse võimalikult vähe.
et on üks ja ainuke kord näiteks, kui talt küsitakse, mis juhtus, ja see on see nii-öelda kriisiabikeskus, kus saab kõik dokumenteeritud. Eestis nii palju, kui on kokkupuudet ka ikkagi politseiga olnud, ma saan aru, et on nii-öelda meie protokoll, mis on aluseks, aga tuleb ka taasküsitlus. Ma pöördun Elsa juurde nüüd, et me oleme kõik kuulnud, et hästi tihti kohtutes ehitatakse kaitsetaktika üles sellele, et ohvrile meeldibki vägivaldne seks või et ta on seda varem oma elus nautinud. Näiteks, kui peaks selguma, et ohver on BDSM kogukonna liige, siis on ilmselgelt tal sellises olukorras väga raske öelda, et see oli üldse vägistamine, sest eeldataksegi, et talle ju meeldivad sellised asjad. Kuidas sa kommenteerid seda ja kas BDSM kogukonna kogemus saab siin kuidagi selgust luua, et aidata nagu teha vahet, et jah, just. Kommenteeriksin niimoodi, et siis see vahe tulebki sisse sealt, et kas sul oli nõusolek selleks või mitte. Et see, et keegi kunagi on midagi nautinud, see ei tähenda midagi. See, et talle ju meeldib, võib kõik tõsi olla, aga et kas sellel hetkel oli sul selleks nõusolek? See on nagu see oluline punkt. Ja tavaliselt BDSM maailmas me ka eristame, ma korraliselt ütlen vahele, et BDSM praktikad ei ole kõik üldse mingi aktiga seotud, aga me praegu räägime sellest. Et tavaliselt ka eristatakse seda, mis on nagu mäng ja mis on see, et sul on lihtsalt seksid oma partneriga. Kui sul on mäng, kui sul on väga intensiivne mäng, siis ei ole selline näiteks impact play, ma ei tea, valu tegemine laksude, piitsade, whatever asjadega. Et kui sul on nagu selline mäng käimas, siis tavaliselt sealt otse minna seksimise peale üle on nagu natukene sükene kaheldav, et see ei ole soovituslik just nimelt sellepärast, et sul tekib eufooria, sul tekivad, sa kaotad ära selle, sa ei usalda ennast ise lõpuks enam nii palju, et kas sa andsid nagu teadliku nõusoleku või mitte, et võib-olla seksimine tuleb siis, kui see mängu osa on läbi, aga ma just mõtlen seda, et kuidas nagu kõrvaltkuulejana vahet teha, kui see on õige, et kannatanule meeldib mingisugune BDSM praktika. Ma arvan, et seal peaks alustama sellest, et mis oli see teie protokoll, kuidas te rääkisite läbi, et nüüd te hakkate seda tegema, kas te rääkisite läbi, kas need kaks omavahel klapivad, mis oli teil pärast seda, kui see olukord juhtus, kas te rääkisite sellest, kas te adresseerisite seda olukorda, et kui kõik need küsimused jäävad nagu vastamata, jääb ainult see, et aga talle ju meeldis, siis minu meelest juba on suht lappes, et sealt see on nagu kuidagi nagu tühi väide. Keerulisemaks läheb siis, kui neil on protokoll, mida nad jälgivad ja kui olid kasutusel kõik nagu safe wordid ja asjad ja kui oli pärast see järel nagu üksteise kuidagi hoidmise osa, kui kõik need asjad on tehtud ja siis lihtsalt üks ütleb, et aga vot sel hetkel ma ütlesin ei ja teine ütleb, et ei sa ei öelnud, siis ma ei tea, kuidas siis vahet teha, aga tavaliselt need asjad tulevad välja just see, et on aru saada, kas inimestel, kes praktiseerivad oma suhtes BDSM tegevusi, et kas see on neil nagu teadlik praktika ja mis on neil paigas need tegevused, kuidas nad alustavad, kuidas see mäng kestab, kuidas nad lõpetavad ja kuidas nad tegelevad olukordadega, mis ei ole soovitud. Nii palju kui muidugi statistikast mina märganud olen, siis nende meeste osakaal kahjuks Eestis on oluliselt suurem, kes usuvad, et naistele meeldibki vägivaldne seks, kui nende naiste osakaal, kes arvavad, et vägivaldne seks on okei. Seal on natukene selle teemaga haakuvad, et seal on nagu, kui ma mõtlen, et mida mina teen, mul ei ole mingit õigusteaduse tausta, mul ei ole mingit meditsiinilist tausta, millest on nagu tavaline inimene, aga et läks meelest ära, mis ma tahtsin, mul tuleb õudselt meelde. Võib-olla sa kordad oma küsimust, siis ma saan... See ei olnudki küsimus, et see oli pigem nagu väide, et selles mõttes, et meil on soostereotüüp ja haarab nagu seda kaasa, et naistele üldjuhul justkui meeldikski vägivaldne seks, kuigi kindlasti on neid naisi,
kellele meeldib, eks ole, või meeldib katsetada erinevaid seksimise viise või seksuaalvahekorra viise, aga see ei tähenda, et tegelikult oleks väga levinud et päriselt nauditakse vägivaldset seksi. Mis mu see mõte sealt sellega haakus, oli siis selle nagu meeste poole peale, et üks asi siis, mida mina tavainimesena tunnen, et ma saan või mida ma tahan teha, on see, et kui sinu kogukonnas, sinu BDSM kogukonnas on mingi kurjategija või vägistaja, siis ta on kurjategija ja vägistaja, mul ei ole haridust ega mingi suutlikkust, ma ei saa temaga midagi teha, see on väga kahju ja loodame, et see inimene saab kriminaalse karistuse ja rohkem ei saa tegutseda. Keeruline on need tavaliselt meesterahvad, kes nagu teadmatusest vägistavad teisi, et see on see, kus ma tegelikult tunnen, see on nagu väga valulik ja ma ei tea, kas mul on nagu, kas ma teen sellega kellelegi liiga, aga see on see koht, kus ma tunnen, et meil on nagu mingi rehabilitatsioonivõimalus, et neid inimesi, nad on süüdi oma tegudes, nad vastutavad oma tegude eest ja nad peavad saama selle eest vastava karistuse, aga need on need inimesed, keda saaks nagu harimisega võib-olla siis nagu tagasi tuua, võib-olla mitte BDSM maailma, võib-olla nagu kuidagi kuskile õppima kõigepealt, et nii palju toimub BDSM maailmas haiget tegemist selle põhjalt, et sa ei tea, et sa tegid haiget või sa nagu, see ei olnud sul plaanis ja siis teadmatusest ja rumalusest ja harimatusest ja oskamatusest suhelda, siis tekib olukord, kus üks inimene on teise inimese piiri ületanud. Ja siis see on see pool, kus ma tunnen, et on nagu see hariduse saamine, workshopidel osalemine, et see on nagu see, mis oleks võib-olla pääsetee. Ja siis sealt ilmselt siis selgub ka, et kui palju tegelikult ja mis määral ja mis see vägivaldne seks on ka nagu väga, väga kummaline asi, et me BDSM maailmas nagu väga ei kasutata terminit, et mis su kink on, mu kink on vägivaldne seks, no et nagu ei, et kas on mingi impact play või kas üldse on nagu valuga seotud, võib-olla on hoopis mingi alandamine või võib-olla on praise kink, mingi kiitmise teema, et need on kõik nii erinevad, aga siis umbes midagi niisugust ma mõtlesin. Aga no igal juhul ma sain aru, et turvatunne on seal väga oluline nagu selles mõttes nendel osaliste puhul ja see turvatunne peaks olema oluline igasuguste seksuaalsuhete puhul, et et sa saad usaldada teist partnerit ja sa saad usaldada ka selles mõttes teist partnerit, et ta, kuidas öelda, et ta ei käitu mitte nii, nagu ta arvab, et üldiselt mehed või naised käituvad, vaid et ta käitub nii, nagu ta saab sinust aru, et sina tahad, et käitutakse. Et see on, võib-olla see on see põhisõnum, et inimesed ei ole stereotüüpsed inimesed, me kõik oleme väga erinevad ja me eeldame, et meiega käitutakse meist lähtuvalt. Kui ma ütlen, kui keegi läheb, kellegi nagu kaitseargument kohtus on see, et mulle tundub, et talle meeldib, nagu kui ma domineerin teda, et siis see tundub nagu nii sisutühi, et minu meelest see näitab väga hästi, et sellel inimesel BDSM maailmaga väga ei ole mingit pistmist, et see on, kas ongi mingi filmid või võib-olla midagi natukene popkultuurist. Kas saalis on vahepeal tekkinud küsimusi? Jaa, palun. Tule siia. Mul on küsimus, just kui me oleme rääkinud sellest, et mida teha enne, kas muuta suhtumine või seadus. Et see, et kuidas me suhtume, et enne peaks nagu sellega tegelema, tegelikult muudaks nagu seadust. Aga kuidas jõuda selleni, et tegelikult et see käitumine muutuks ja ka siit saalis ma tegelikult näen, et siin on nagu 70% naisi, 30% mehi, et kuidas teha, et see ei ole ainult naiste probleem. Sellepärast, et 20 aastat tagasi mina võtsin mulle anti korgijooki ja see probleem pole mitte kuskile kadunud, see on palju hullemaks läinud ja praegu oma sõprade teismeliste tütarde juttudes kuulates, see on mingi, et wait a minute, mitte midagi pole muutunud, kuigi kasvatus laste suhtes on ju täiesti kategooriliselt humaniseerinud. Et milles on asi ja kuidas siis seda muuta? Aitäh! Aga seksuaalharidus, kas see on meil mingi teema, aga mina käisin koolis, see olnud mingi teema? Nagu all? See on hästi ebaühtlane.
praegu . ka mina nõustun, et see on ebaühtlane, et mingil määral, eks ole, on inimese õpetus jõuab maksimaalselt anaatoomia füsioloogiani, aga ta ei jõua süvitsi ei nõusolekuni, ei rasestumisvastaste vahenditeni, ei kogu selle nii-öelda suhte dünaamika juurde edasi, mis on oluline. ega ilmselt ka soorollide ja üldse stereotüüpia. Absoluutselt, ja samas on inimesi, kes teevad väga hästi, annavad seksuaalharidust, et aga need on ka kas hanke korras a la Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi nii-öelda süvendatud grupp. Mina isiklikult oma vabast tahtest mõned korrad varasemalt, kui elu oli veidi rahulikum, jõudsin seda teha ja siis jõuab seda ka rääkida ja need noored, kellega mina sattusin kokku, teavad seda T-consenti, seda T-tassi näidet peast, et nagu tundub, nagu probleemi ei oleks, samas ma puutun väga erinevas vanuses ohvritega kokku, ka väga noortega. Ja ma näen, et ikkagi nõusolekus on väga suured lüngad, nii et kui küsida, mida naistearstid tahaksid tahavad seadust enne, sest me tahame tulemusi, me tahame näha, et see töö, mis me teeme ja see tugi, mis me pakume, et see oleks tõsiseltvõetav meie punktist edasi, et meie oleme see võimalik esimene, teine punkt, kelle juurde satutakse, me dokumenteerime vigastused näiteks, me dokumenteerime juhtunu, aga seda ohvrit ei tohi taasohvristada. Ja selline seadus paratamatult, kus sa pead tõestama abitusseisundit, kuidas korgijaugiga, kui me ei saa seda kätte, vigastusi, kuidas, kui genitaalidel 27% ilmnevad vigastused, 27% me istume nagu jälle lõhkise küna ees, eks ole, et meie tahame seadust muidugi ühiskonda ka, aga loomulikult meile väga meeldiks see seadus. No, mina ütlekski seda, et kui me tahame saada mingisugust olulist muudatust ühiskonnas, siis läbi selle, on teisi meetodeid ka, eks ole, aga minu ekspertiis puudutab nagu õigusloomet, siis kui me tahame kiiret või sellist, isegi mitte kiiret, aga pigem sellist radikaalset suunamuutust, siis peab tulema see seadusemuudatus enne ja loomulikult läbi ja sellega koos läbimõeldud siis rakendusprogramm. Et ilma selleta ei muutu nagu mitte midagi. Ma äkki saan täiendada, et kui me alustasin seda tööd eelmine september ja kohtusin erinevate riikide huvikaitsjate, õigusteadlaste, juristidega, siis näiteks Taanist meile öeldi kohe, et ma küsisin ka, et kumb nagu ennem teil tuli, kas nagu selline seadusemuudatus või ikkagi mingi reform nagu nende seksuaalharidus ja nii edasi, et seadusemuudatus. See tehke enne, see põhimõtteliselt kohustab siis seda nõusolekupõhist seksuaalkasvatust tõsisemalt võtma, seda rohkem levitada, et praegu, kui meil oli kevadel üks konverents ja tuli üks seksuaalsuse uurija, kes just LGBT kogukonnas uurib, Kristjan Möller, ta ütles, et praegu Taanis, nüüd kus neil on nõusolekuseadus mõnda aega olnud, ta ütles, et nüüd neil ongi nagu see diskussioon, et appi, et nii palju inimesi mõistetakse süüdi, et nüüd asi töötab nii, nagu ta peaks töötama ja siis see omakorda ongi nagu loonud selle vajaduse, et aga nüüd me peame rohkem ressurssi lõpuks panema ka sinna, et see haridus oleks kõigile ühtlaselt nagu kättesaadav, et mingis mõttes sa nagu ikkagi annad nagu jalaga tagumikku sellele protsessile. Et ennem nagu räägiti, aga midagi õieti ei juhtunud. Et teine näide kohe on nagu Islandilt, kus läks siis nagu halvemini, et neil juhtuski niimoodi, neil oli täiesti nagu ulme olukord selles mõttes, et nõusolekuseadus tuli parlamendist, algatati opositsioonist ja võeti täiesti ühehäälselt vastu, et selles mõttes nõusolekuseadus ei pea olema politiseerunud üldse, on riike, kus ta on riike, kus ei ole, näiteks Norras ta on tugevalt politiseerunud, aga seal see võeti ühehäälselt vastu, tehti see muudatus ära, aga mitte midagi muud nad ei teinud. Ühesõnaga, neil oli üks pakett valmis tehtud, mis pidi olema siis suurem koolituste ja ressursside helde jagamise pakett, aga see ei läinud parlamendist läbi ja tänu sellele nad hindavad, et nende seaduse mõju on jäänud üpris väikseks. Pluss neil tekkis mingisugune erakordne uus institutsioon, mida nad nimetavad apellatsioonikohtuks, mis tekkis sinna kuskile vahele.
et sellist moodustist meil Eestis ei ole ja nad hakkasid ümber pöörama neid süüdimõistvaid otsuseid. Et see ilmselt rikub nende statistikat, et nende mõju-uuring peaks millalgi varsti äkki välja tulema. Ma mõtlesin korrale veel sellele küsimusele, et kuidas me oleme seda teemat siin arutanud, on ju, et pealiskaudselt võib-olla tundub, et me oleme väga soostereotüüpselt või ütleme niimoodi mehed-naised viisil seda arutanud ja see on ka tihti selliste arutelude puhul etteheiteks, et öeldakse, et ei ole tegelikult nii, et ainult mehed vägistavad naisi ja et naised on ohvrid, et on ka meesohvreid. Ja ma ise olen selle sõnastanud enda jaoks nii ja ma tegelikult paluks teil kaasa kõlada, et kasutan siin sõna patriarhaat muidugi, eks ole, et mis ta tegelikult on see, et ta on põhimõtteliselt tugevamate meeste õigus, eks ole. See on selge see, et mitte kõik mehed ei ole maailmas sama tugevad. Ja täpselt nii, nagu see nende huvides, põhimõtteliselt siis selle võimu keskse käsitluse huvides, on see, et meil need soorollid püsiksid. See tegelikult jätab sinna pimetähni ja märkamata ka need mehed, kes osutuvad ohvriteks, sellepärast et meest nähakse selle tugevana, otsustavana, eks ole, sellena, kellel on mõnes mõttes ühiskonnas ka vägivalla monopol ja sinna mahu lihtsalt, sellesse pilti ei mahu need mehed, kes on võib-olla teistsugused ja võib-olla täiesti vägivallavastased või ise ohvrid. Et ma ei tea, kas te tahaksite kõlada siia, aga mulle nagu tundub, et vaata, kui me enne rääkisime, et millest peaks alustama, on ju, et me ei jõua, ma ei tea, rasestumisvastaste vahenditeni koolis, me ei jõua, ma ei tea, stereotüüpini ja nii edasi, siis tegelikult sellest ei räägita meil peaaegu üldse kuskil koolis, eks ole, ja väga vähesed inimesed jõuavad üldse sellest rääkimiseni, võib-olla kas ise õppides või, ma ei tea, kuskil ülikoolis ekstra kursusi võttes. Et miks? Ma võib-olla lisan lihtsalt statistikat siia jälle, väike statistikapaus, et selline süsteem, see SAK-ide süsteem on toiminud koos õpetamistega alates 2016. aastast. Esimene mees ohver pöördus 2019. See tähendab 2019, 2020, 2021, 2022. Me näeme iga aastaga meeste pöördumiste tõusu. Me oleme seal pool teel, et mida rahulikumalt, mida avatumalt me neid teemasi käsitleme, seda suurem tõenäosus, et me anname tegelikult võimaluse ka meesohvritel pöörduda, et me kaotame ära selle häbi, selle nii-öelda nõrkuse sildistamise, selle kõik, mis sellega kaasa käib, et mina olen küll naistearst, jah, aga meile pöörduvad ka meesohvrid. Et selle ma tahaks jätta ka kõlama, et need keskused ei ole ainult naistele, need on ka meestele. Nii, ma tahaksin väga, et saalist tuleks nüüd veel küsimusi. Jaa, palun, tule võtta mikrofon. Tere õhtust! Minul on selline küsimus, et kui meil täna see seadus on selline, nagu me oleme siin kuulnud arstilt, kes on siis teadlaste või teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate esindaja, et tegelikult ainult 1/3 inimesi võib-olla saab abi sellest seadusest. Et see ei ole ju tegelikult eluline, see on teadusega siis vastuolus, et miks meil täna see seadus on sellisel kujul, nagu ta on, ja miks me peame panema nii palju rõhku, et nii-öelda niisuguse teaduspõhise vaatega nagu seadus vastu võtta, et miks neid elukaugeid seadusi nii kiivalt hoitakse ja miks me tegelikult ei pane ühiskonna ressurssi sinna, kuhu seda on vaja panna. Ja, aitäh! Jaa, et õigus on suhteliselt staatiline, aga see ei ole mitte staatiline sellepärast, et õigus ise oleks õudselt staatiline, aga pigem on ühiskond staatiline. Mul on selle kohta hea näide, mis on küll, ei puuduta küll karistusõigust, aga mul oli ministeeriumis tükk aega oli riiulis selline tore ladinakeelne raamat, mis oli siis Justinianuse koodeks. Kõik juristid teavad seda, mis asi see on
siis Rooma õiguse koodeks, mis pandi kokku, ta oli loodud, oli see õigus varem, aga pandi kokku, kui ma õigesti mäletan, siis 375. aastal. Ja seal on müügilepingu definitsioon on umbes samasugune, mis on praegu meil võlaõigusseaduses. Et seal oli natukene rohkem lauseid, aga põhimõtteliselt on see sama, eks ole. Sest et ühiskond ei ole muutunud. Ja kui me räägime, ütleme siis vägistamise definitsioonist, siis see vägistamise definitsioon on ikkagi selle alates 300. aastast ikka tegelikult oluliselt rohkem muutunud kui müügilepingu definitsioon. Et mingisugusel hetkel oli võimalik ju üldse ainult vägistamine niimoodi, et see oli umbes mingi võõras sõjameest tuli, eks ole, ja parem oli, kui see naine ellu jäänud, eks ole, sest et pärast ta sai selle eest karistada, et ta ennast vägistada lasi. Veel üsna alles oli täiesti lubatud, ütleme siis, mis lubatud, ei olnud karistatav abielusisene vägistamine, eks ole, et see oligi naise kohustus. Sellest me oleme tegelikult juba väga palju muutunud. Ma ei ütle, et see on nüüd see koht, kus me võiksime või peaksime nagu seisma jääma, aga sa ei saa ka seda õiguse muudatust teha niivõrd radikaalselt, et see ühiskond ei ole valmis, eks ole, et kui me võtame näiteks siia paralleeli sellest samast abieluvõrdsusest, siis ka 2014, kui võeti vastu, eks ole, kooseluseadus ja esimesed, äkki Rootsis oli esimene kooseluseadus oli 95. Kui sa nüüd mõtled ennast tagasi Eesti ühiskonda aastal 1995, kas Eesti ühiskond oleks valmis olnud võtma kooseluseadust vastu? Kindlasti mitte, eks ole, et mingisuguse maani peab see ühiskond siiski arenema ja vaat siis sa saad selle pöörde teha. Ja ma arvan, et Eesti ühiskond praegu on valmis selleks pöördeks. Ja lihtsalt need teismelised tüdrukud ei ole parlamendis. See oli täpselt see, mis ma tahtsin öelda. Nende isad on ja mõned emad ka. Et ise vahele, et mis on saanud, esiteks, mis on saanud nendest teismelistest, kes 90-ndatel olid valmis võib-olla? Kas on kibestumus või nad muudavadki oma arvamusi, kui nad vananevad? Ja teiseks ma tahtsin ka öelda, et ma ei tea, mis see statistika on, aga olgem ausad, mulle tundub, et teatud põlvkond ja teatud sugu on kõrgematel kohtadel ka kohtusüsteemis, ka justiitssüsteemis üleesindatud. Kohtusüsteemis on 65% naisi ja 35 mehi. Aga mis tasanditel ja kuidas? Tegelikult suhteliselt, ka juba Riigikohtus on suhteliselt 50-60 juba peaaegu. Siis võib-olla ongi ühiskond selle tõttu valmis saanud. Ma korra lisan jälle statistikat. Ja ikka meie pöördunute poolt, et me kogume statistikat, kes mis vanuses, mis pikkuses, mis kaalus, mis vererõhuga, mis kehatemperatuuriga, you name it, me kogume statistikat ja see on oluline. See on oluline, et teha selle põhjal otsuseid, et parandada süsteemi, et saada tegelikult aru saama, mis toimub, aga loomulikult me hetkel analüüsime seda jäämäe tippu, seda me ka kõik mõistame. Meie keskmine vanus, pöörduja vanus on 24,8 eluaastat, mediaan on 21. See väga suur osa pöördunutest on jah, täiskasvanud, varast täiskasvanud ja nagu öeldudki, et nemad ei ole otsuste juures veel. Ma ei tea, mis tõesti on juhtunud selle põlvkonnaga,
kes võib-olla varasemalt seda on kogenud, kas nende tundeid on tühistatud, kas neile on proovitud selgeks teha, sest ka praegu me kuuleme ohvritelt kui lähedased või tutvusringkonnast. Kui ta minu kabinetist lahkub, ta on näiteks kindel, et ta pöördub politseisse, kui ma näen teda 6 aja pärast, et uuesti suguhaiguseid testi ja küsida, kuidas sul läheb, kuidas me edasi läheme, siis ta on täiesti kindel ja ära räägitud oma tutvusringkonna poolt, et tegelikult see ründaja ei mõelnud niimoodi ja tegelikult see ei ole vägistamine. Ja selles mõttes, et ära hakka endale jama kaela tõmbama, et ohvri jaoks on oluline, et teda usutakse, et tema tundeid valideeritakse ja meie kõik need tugiisikud, kas me oleme see personal, kes temaga töötab või oleme päriselt tema lähedane inimene, seal on oluline panna tähele, mida see ohver tol hetkel vajab ja ta vajab seda, et teda usutakse. Ja ma ei tea, võib-olla see on kohatu näide, kui me rääkisin, kui siin võib-olla mõni valimine tagasi kerkis abordi teema, jälle meie naistearstide teema, siis me teame, et 90ndatega võrdluses jällegi abortide arv on langenud. Aga need, kes kõige valjuhäälsemalt käisid ja kuulutasid, et kuidas Eestis on abort hästi suur probleem, see vanusegrupp võis olla seal 50-60 pluss mehed, kelle naiste puhul me teame, mitu aborti nemad on pidanud tegema. See, kas nende mehed teavad või mitte, see on juba teine küsimus. Mis ma lihtsalt tahan öelda, on see, et need, kes nende otsuste juures on, nad ei pruugi olla teadlikud, mis on see süvaanalüüs, mis on see süvastatistika seal juures. See on äärmiselt, vägistamine on äärmiselt isiklik, abordid on äärmiselt isiklikud, need on mõlemad väga rasked teemad ja ma natukene näen paralleel, et võib-olla kui see otsustuskoht tuleb kätte, siis mingid asjad on ära unustatud, mingi statistika on ära unustatud, et see on toimunud. Et lihtsalt mõttekohaks teile, et me oleme varemgi näinud asju, mida on proovitud ümber lükata või valeväiteid esitada näiteks abortide kohta, mis me naistearstidena vaatame silmad suured ja mõtleme, et kas te üldse olete teadlikud. Ma tahaks rääkida väga ühest isiklikust kogemusest, see lihtsalt kõlas sellega hästi kokku, et ma tunnen ühte arsti, kes siis puutus kokku vanemaealise vägistatuga. Selles mõttes, et ta pöördus siis arstisüsteemi poole ja ei pöördunud mitte seepärast, mitte kohe pärast vägistamist, vaid pöördus siis, kui tal hakkasid väga tugevad psühholoogilised probleemid ilmnema. Et paanikahood ja ta ei julgenud enam, tänaval käia, siis tegemist oli tõesti antud juhul siis nagu võõra inimesega, kes tungis tema koju. Ja mis mind ähvardas, või mis mulle võib-olla kõige raskemalt mõjus, oli see, kuidas see arst, kes sellest mul rääkis, muidugi üldistatult, ma ei tea, kes on ohver ja nii edasi, aga see tema selline kalestumus selle juures, et ta nagu ütles, et midagi ei juhtunud ju, et kuidas ta sellest üle ei saa? Füüsilisi tagajärgi ei olnud, mitte midagi, tal polnud sinikaidki, on ju. Et võib-olla ei saagi selles eas enam seksi, eks ole. Miks ta kuidagi positiivseks ei mõtle seda kogemust enda jaoks? Ja me rääkisime sellest hästi palju ja ma ei tea, ma püüdsin kuidagi seletada, et võib-olla siin on ka see kodu, on ju, et see turvalisus on täiesti kadunud inimesel, on ju. Et see ei ole ainult see vägistamise teema, vaid ka see kodu teema ja nii edasi, nii edasi. Ja me lõpetasime lõpuks sellega, et see arst hakkas üks hetk nutma ja ta lihtsalt ütles, et aga tal ei olnud nii hull kui minul 5-aastasena, kui mind vägistati. Ja võib-olla sellised kogemused tegelikult on ikkagi ka nagu taustal, kui me räägime sellest vanemast põlvkonnast, eks ole. Nende traumad, millest nad ei ole saanud üldse rääkida. Need kõlavad nagu praeguses kalestumises kaasa ja võib-olla ka selles, et issand jumal, et nüüd on ju nii palju muutunud ja palju parem on ja kõigest räägitakse ja küll te olete lumehelbekesed. Ma jälle kommentaariks ütlen, et üks kommentaar, et tõepoolest seksuaalvägivalla üleelanuid, kes pöörduvad, on alates 2. eluaastast meil olnud. Võib-olla ma eksin mõne statistika, võib-olla on nooremaid olnud, minu mäletamist mööda on 2. eluaasta olnud see. Ja on olnud ka tõesti pensioniealisi, et julgelt 65+, 70+,
et ohvriks võib sattuda mis iganes vanuses inimene. Jah, ma räägin mediaanist, jah, ma räägin keskmisest vanusest. Teine asi, mis ma tahan jällegi rääkida, nagu ma ütlesin, Eestis on väga palju naistearste, aga Eestis on 4 keskust ja seal keskustes on kindlad teada naistearstid, kes tegelevad spetsialiseerunult seksuaalvägivalla ohvritega. Et ma ei tea, kas see nüüd lohutab pärast seda, kuigi samas see on kurb lugu ja see on kohutav lugu ja see on mõlemapoolselt, see on nii patsiendi käsitlusest kurb lugu, kui see on ääretult õnnetu juhtum selle inimese enda lapsepõlvest. Aga jah, et küsimus on selles, et kui hästi on see teada, eks ole, me siin õnneks nüüd kogu aeg räägime, et on sellised keskused olemas, aga jah, et kuidas see informatsioon jõuab kõigi põlvkondadeni ja kas ka vanemaealisteni, et muidugi on hästi oluline, et koolides ja teismeliste seas see info liiguks, aga jah, et mulle tundub, et see ei ole võib-olla veel kõigi jaoks teada ja noh, kui üldse ütleme, see vanem põlvkond rääkima tuleb, siis võib-olla ta satubki pigem oma perearsti juurde esimesena, keda ta usaldab ja noh, siis sõltub juba selle perearsti enda teadmistest, et kuidas ta suudab selle asjaga toime tulla. Aga kas meil on siin küsimusi veel, ma näen üht kätt, nii? Jaa, et meil oli siin juba enne nagu juttu erinevatest nagu nõusoleku küsimise ja andmise vormidest ja just nagu Elsa rääkis nagu protokollidest, mis on nagu BDSM kogukonnas siis levinud ja on ka olnud lugeda, et paljudes riikides on ka üha levinum siis eriti nagu kas seksitöö või BDSM kontekstis just nagu erinevad kirjalikud, kas siis lepingud või dokumendid või nõusolekuavaldused, et see on küsimus Elsale, et kas ja kuivõrd need on ka levinud Eestis ja siis küsimus Kaile, et kuivõrd need võivad siis omada siis õiguskehtivust sellistes case'ides. See, et kui palju nad mõju omavad õiguskontekstis on väga huvitav, mulle ka ma ei tea seda, aga jah, on küll, mulle hullult meeldivad kõik kirjalikud asjad, see paljude inimeste jaoks on nagu see on nagu väga kuidagi mehaaniline või selline jällegi rikub igasugust flow'd, aga need on ülimõnusad ja neid ei pea tegema sellises ametlikus kontekstis, et need on täiesti, võivad olla formaadis nagu internetis mingi küsitlus, täidad lihtsalt ära vastuseid, siis võrdled oma partneritega, kelleks sa tahad neid asju teha. See võib olla kohvilaua jutt, kus sa paned kirja oma mõtted, ma tahaks neid ja neid asju teha, mul on olulised need ja need asjad, kas me üldse hakkame siin ümber rääkima, et see tundub veider võib-olla inimestele, kes ei ole BDSM maailmas, aga kirjalikud asjad on täiesti, ma ei ütleks, et nad on levinud, aga nad on nagu väga suulised on rohkem levinud ja me nimetamegi neid nagu läbirääkimisteks või lepinguteks vast. Consent negotiation on nagu siuke ingliskeelne termin, mida päris palju kasutatakse ja ka alternatiivsete peresuhete puhul, et kui sa tahad oma polycule'i, oma mitme inimesega suhtemudelit teha, aga siis tehakse väikseid kirjalikke kokkuleppeid siis ja alati nende põhiasi on see, et need on muudetavad ja kõik peavad nendega nõus olema. No ma hakkaks võib-olla sealt peale, et kui inimesed on juba nagu võtnud vaevaks läbi rääkida omavahel, siis see väga suure tõenäosusega ei jõua vägistamissüüdistuseni. Aga teisest küljest, kui nagu puhtalt õiguslikult vaadata, siis kõik tõendid on lubatavad. Ja loomulikult alati tuleb ka selle tõendi usaldusväärsust kaaluda, eks ole. Aga see kindlasti on, ja ma ei räägi ainult siin karistusseaduslikust sanktsioonist, eks ole, et kõik tõendid on lubatavad ja sellised tõendid on lubatavad ja see võib kindlasti ka mõjutada mõnda kohtukaasuse tulemust, kui teoreetiliselt, kui niimoodi mõelda, et kui see jõuab selleni, eks ole. Aga kui teoreetiliselt näiteks mõelda, et mingisugust sellist seal lepingupunkti on murtud
ja et kas siis on ka võimalik nagu seda lepingupunkti murdmist hageda eraldi, ilma et seda nii-öelda vägivallaks või selliseks asjaks tingimata tituleerida? Noh, see ongi selle nii-öelda tõendi usaldusväärsuse ja terviklikkuse küsimus, eks ole, et mida siis tegelikult kokku lepiti ja kas sellest hoiti ka kinni, eks ole, et see kindlasti on teema. No nad ei vabasta vastutusest selles mõttes, et see on no sa võid kirjutada sellele igasugustele asjadele alla, aga kui see instruktor lihtsalt ei viitsinud ikkagi vaadata seda langevarju üle, siis see vastutusest ei vabasta, eks ole. Et kui ma nüüd oma mälu niimoodi scrollin tasakesi, siis tuleb mulle meelde mingisugune Saksamaa kaasus, seal on igasugust imelikke inimesi elab, on ju. Et ei, seal oli see, et kaks inimest leppisid kokku, et üks sööb teise ära. Ja nad tegid kirjaliku lepingu selle peale ja lõigi maha ja süügi ära, aga mõrvasüüdistus ikka sai. Sellest on mingi sketš tehtud. See oli päriselt, toimus. Ja, sellest võib ka sketš olla tehtud, aga jah. Et ta ei vabasta nagu vastutusest selles mõttes, aga ta kindlasti annab selle konteksti, sest et tegelikult ma ikka tunnen, et ma pean selle ütlema, et ära, et ma õnneks ka väga palju ei tegele perekonna asjadega, perekonnavaidlustega, aga ma näen neid siiski üsna lähedalt ja aeg-ajalt ikkagi tegelen. Ja te ei usu, kui tihti saavad täiesti korralikest isadest pedofiilid sellest hetkest, kui vanemad lahku lähevad ja emadest saavad igasugused poevargad ja narkomaanid ja kes iganes veel, eks ole, prostituudid ja muud asjad, et see me ei saa vaadata ka seda või jätta vaatamata seda teist poolt, kuidas selliseid süüdistusi ka loobitakse täiesti põhjendamatult. Ja see tegelikult väga torpeteerib nende päris ohvrite hakkamasaamist ja nendesse suhtumist. Et see on selle mündi teine külg. Mul oli niisugune küsimus, et seda on ikka siin-seal tulnud, minu arust Gregori Palm, üks vandeadvokaat ka just hiljuti kirjutas nõusoleku seadust toetava loo, eks ju, ja ütles, et valesüüdistused, et meil on siin 5-10% hinnanguliselt uuringutega, et kui tugevalt see, nagu sa ütled, torpedeerib, eks ju, et kui tugevalt see 5-5% kuni 10% on imevähe, kui tugevalt see juristkonna või see justiitssüsteemi peas on, et kas on niisugune kognitiivne dissonants, et ühelt poolt sa saad aru, et see on õudselt vähe, või ollakse sellega kooskõlas, mis sa arvad, intuitiivselt ma mõtlen? Ma pigem ütleks, et see ei häiri mitte seda justiitssüsteemi, kus töötavad professionaalid ja kes saavad aru sellistest asjadest. See pigem tekitab selle ebaproportsionaalse dissonantsi ühiskonnas, sest need on need näited, mis tuuakse alati siis negatiivsetena välja, eks ole, isegi sa võid pärast öelda, et sina tuled oma statistikaga ja ütled, et tegelikult need numbrid on väikesed, aga see on välja pursatud, see üks halb näide, eks ole, ja see jääb kõlama ja see jääb käima ja siis tuuakse seda 5 aasta pärast ja 10 aasta pärast ja veel põlvkondade viisi välja tegelikult. Aga võib-olla see on siin siis ka, ma ei tea, justiitssüsteemile selline märgu andmine, et võib-olla ei peaks ise ka seda üle võimendama või võib-olla need ei ole need case'id, millest väga palju rääkida,
paratamatult mul tuleb jälle see kohtunike intervjuu meelde, eks ole, mis oli lausa pealkirjastatud nii, et see on ju kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda. See kindlasti ongi kohutavalt hirmus asi, kui sind vale süüdistatakse. Aga noh, raske öelda, kas see on hirmsaim asi, mis võib sinuga juhtuda. Ja päris hirmus asi on ka see, kui väga suur hulk ohvreid ei saa tegelikult seal õigussüsteemis edasi. Et tegelikult on hästi suur selle mündi jällegi see teine pool, et me kardame seda erandit, aga selle all kannatavad väga paljud ohvrid või need, kes absoluutselt ei pöördugi, et nad on nii-öelda salaja ohvrid edasi, nad ei saa abi, nad ei saa rasestumisvastaseid vahendeid, nad ei saa õiget diagnoosimist näiteks haiguste osas, et see on selle mündi teine pool, kartus pöörduda, sest et ei valideerita, sest et kuskilt kumab ikka see võib-olla üks erand läbi, eks ole, et sellel on nii suur kaal inimeste pöördumisele, inimeste inimeste valikutele. No kindlasti on seal ka see, et me ei saa ka maha vaikida seda, et kindlasti on ka süsteemis sees, kui nii rääkida, on neid, kes on sellised eelarvamused ikkagi ka ise omandanud, sest et see on kindlasti väga taasohvristav, kui suhtuda kellesse tahes, kes pöördub politseisse või õigussüsteemi poole niimoodi, et aga üsna kindlasti sa valetad. Et tegelikult peaks kõigesse suhtuma ju eelarvamusteta ja vaatama lihtsalt tõendite järgi ja võib-olla tõendid juhivad selleni, et tegu tõesti võib olla vale süüdistusega, aga seda ei peaks kohe alguses nii-öelda, ohvrit ei peaks vale süüdistuses süüdistama esimese asjana, eks ole, või et seda ei peaks nagu kartma selles mõttes, et aga kui seda kardetakse, kui seda tõstetakse tohutult esile, siis tekib paratamatult ka neil ohvritel, kes on päriselt ohvrid, see tunne, et aga mind ei usuta, kui ma pöördun. Et seal on see, nagu mündi kaks poolt, mis jooksevad kokku. Kindlasti on, jah, loomulikult on, aga jällegi, see on pigem, eks ole, ju kogu ühiskonna probleem, kui me selliste teemadega, ja me peamegi tegelema nendega, eks ole, et nii nagu on politseis ja kohtusüsteemis, poemüüjate, ehitajate seas on inimesi, kellel on rohkem või vähem eelarvamusi, eks ole. Et mina näiteks küsiks selle peale, et meil on 5-10% valesüüdistusega pöördujaid. Kui paljud neist jõuavad kohtusse üldse? Ma arvan, et väga paljud välistatakse enne. Nad ilmselt ei jõuagi. Rääkimata süüdi mõistmiseni, on ju. Ja ma ei arvagi, et nad jõuavad kohtusse või inimesi mõistetakse süüdi, aga lihtsalt see süsteem peabki eelnevalt, vastupidi, see süsteem peab olema nii tugev, et need filtreeritakse sealt enne välja, eks ole. Aga samas jälle nii kindel, et täpselt, et nagu sa ütlesid, et need ohvrid, kes ei kahtlevad. Need, kes julgevad, need julgevad niikuinii, eks ole, pöörduda, aga need, kes kahtlevad, et need saaks oma selles kaalumise kohas pigem seda tuge, et nad lähevad, mitte et ei jää nagu üksinda selle oma taagaga. Ilmselt on ka selliseid olukordi, kus kahtlus jääb selles mõttes, et kahtlus ei jää mitte ainult kõrvalseisjatele, vaid jääb ka ohvrile endale selles mõttes, et võib-olla ta ei mäletagi, ei hakkagi mäletama või võib-olla ta on segaduses sellest, et milliseid signaale ta andis ja millal, mida ta täpselt ütles, eks ole, on ju, aga oluline on ikkagi see, et minu meelest nendeni viimine, et ka siis on see pöördumine okei ja selles mõttes, et sa ei pea jõudma kohtusse, see ei ole ka sinu ülesanne ohvrina, eks ole, et mine nüüd kohtusse või mine politseisse, vaid et ala isegi siis, kui see riive ei ole nii põhjalik, aga sul on see ebamugavustunne, et siis on ka okei nagu otsida abi. Jah, loomulikult selles mõttes, et juriidilisi termineid kasutame, siis karistusõiguse on legaliteedi põhimõte, mis tähendab siis seda, et kui politseinik lööb hommikul või prokurör lööb hommikul ajalehe lahti ja seal on kirjas, et keegi võttis altkäemaksu, lõi kellegi maha või tegi midagi muud hullu ja õudsat ja see on nagu väga veenev,
siis ta läheb tööle ja alustab kriminaalmenetlust, sest ta on teada saanud selle kuriteofakti. Ehk siis politseil ja prokuratuuril on kohustus alustada seda menetlust ja kontrollida just nimelt selle menetluse käigus seda, kas siis need faktid on olemas või mitte, eks ole. Sest et jällegi, karistusõigus ja kriminaalmenetlus on nagu nii suur riigi sunnijõud, et sa ei saa koguda tõendeid lihtsalt niisama, sa pead alustama menetlust, sa pead mingisuguseid formaalseid protseduure läbima selleks, et üldse mingisuguseid andmeid koguda, eks ole. Ja kui sa siis selle andmete kogumise käigus jõuad järeldusele, et see oli ikkagi puhas mingi muinasjutt, on ju, siis sa lõpetad ära selle menetluse. Ja kui sa saad aru, et see ei ole muinasjutt, seal on päriselt midagi taga, siis sa lähed edasi sellega, eks ole. Ja ega siis see arstirohi, ütleme siis, on ju universaalne, et oleks inimesed, kes on spetsialiseerunud nendele teemadele, nii politseis, prokuratuuris kui ka kohtus on ju, politseis ja prokuratuuris juba on, kohtus veel ei ole, et võiks seal ka olla, politseis võiks ka veel rohkem olla neid inimesi, kes on spetsialiseerunud, on ju, siin on ju mingisuguseid kurbi näiteid sellest ka, kui seda kannatanu pöördus politseisse nagu väga ruttu, on ju, ja siis läks tervelt 2 kuud mööda, kui siis hakati küsima tunnistajatelt ja kõigelt muud, kõik oli juba ära unustanud selle, mis toimus, eks ole. Et parandamise ruumi kindlasti on, aga kõige keerulisem ilmselt osa ongi see, et saada need inimesed, kes on päriselt ohvrid, kui me teeme siin vahet nendel fabritseeritud süüdistustel, eks ole, et need päris ohvrid saaksid nii palju julgust, et nad pöörduvad oma õiguste kaitseks, eks ole. Kas saalis on veel küsimusi, sest mul on tegelikult üks. On siin? Jaa, palun tule siia. Tegelikult on väga isekas küsimus. Ka mina olen seksuaaltervise lektor Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsis ning kuna me oleme nüüd uuendamas nii oma orgasmilabori ehk siis täiskasvanustele suunatud seksuaaltervise lektorite õpikud siis ning ka enda siis nii-öelda tiinekatele suunatud õpikud, siis ma tahtsin küsida seda, et kuidas õpetada, mis on nõusolek? Me oleme Aet Kuusikuga Feministeeriumist teinud nõusoleku töötuba ja see, kuidas me seal alustame, on kõigepealt intuitsioonivoor, ehk siis kõik ilma filterdamata saavad reflekteerida, mis nende meelest seksuaalne nõusolek on ja siis saab sealt edasi minna. Tavaliselt ma ei saa kuna seal on ka samuti konfidentsiaalsuse põhimõte, et need, mida me seal töötoas räägime, me ei räägi edasi, aga niimoodi hästi abstraktselt saab seda näiteks teha niimoodi, et proovida luua nagu paralleele, et vaat seesama see tee valamise, see on vana kool, eks ju, aga ta on nagu väga hea, et kas kõik teavad seda tee-tassi näidet? Kõik ei tea, et sul on niisugune video, igaüks saab seda YouTube'ist vaadata ja see on lihtsalt sellest nõusolek nagu tee valamisega, et sa lähed sinna, küsid inimeselt, kas ta soovib teed, kui ta ütleb jah, siis sa valad seda teed. Kui ta ütleb ei, siis sa ei vala seda teed, et kui ta ütleb ei, siis sa ei proovida talle veel seda teed nagu suruda, eks ju, no see on nii basic. Kui ta magab, siis magavale inimesele ei oodeta teed. Just nii. Kui ta ütleb ei, mitte praegu, siis ta ütleb ei, mitte praegu ja see on ei. Et iga kord on uus küsimine, et nagu
väga hästi jälle toodud välja, et mingil määral empiirilisest kogemusest, kui olen õpetanud, ongi see, et teinekord on vaja neid ei-näiteid sinna juurde, mis nõusolek ei ole. Ja seksi eeldus on nõusolek ja see ei ole seksikuse küsimus või see ei ole for the fun küsimine, see on eeldus selleks, et saaks toimuda seks. Ja seal on veel need piiripealsed küsimused, natukene selles mõttes, et kus see, kellele teed pakutakse, ütleb, et ma ei tea, võib-olla, see on tegelikult nõusoleku puudumine. Jah, absoluutselt. Et võib-olla ei ole jah, vaikimine ei ole jah. Ja niimoodi minna ja üks asi, mis me nagu teeme, me avastame nagu päris hästi, on see, et hakkab välja kooruma see, et nõusolek on protsess. Et see, et ma ütlesin seksi alguses jah seksile, ei tähenda, et nüüd kõik, mis järgneb sellest ajahetkest, et ma ütlen sellele jah, seda saab tagasi võtta, no näiteks, eks ju, niimoodi, siis üks asi, mis seal väga selgelt kohe välja joonistub, on ka nagu see, et mis vahe on ei tähendab ei ja jah tähendab jah käsitlusel, sest ei tähendab ei on nagu juba selline raamistus, et midagi on juba juhtunud. See teine inimene juba tegi midagi, puudutas või midagi enamat, millele nüüd sina pead reageerima ja see on oluliselt raskem psühholoogiliselt inimesele, kui ta näiteks tardub, kui see, et teine inimene ennem vaatab, kas see, mida ma hakkan talle tegema, on lubatud, kas ta annab selle nõusoleku. Entusiastlikult. Ja mina ütleks ka, et see nõusolek hakkab sellest, et ma ütlen, mille jaoks ma seda nõusolekut tahan. Et mulle, ma ei tea, ükskõik, kuidas sa seda siis sõnastad, et kas mulle meeldib või ma tahaks või kas ma tohin panna käe sinu õla peale, on ju. Siis ta ütleb jah, siis sa paned käe õla peale, mitte põlve peale. Et see hakkabki pihta sellest, et ma saan öelda jah või ei mingisugusele asjale, mis ma tean, mis on nagu tulemas. Ma ütlen nende BDSM-mängude kohta ka, et seal on pigem loetakse heaks noodiks seda, kui sa oma kokkulepped ja oma vestlused teed siis nagu kaasavalt, ehk et sa ei lepi kokku mitte niimoodi, et kõik on okei, välja arvatud see üks asi, see on väga üleüldine, pigem halb, vaid et sa lepid kokku niimoodi, et teeme seda ja kõik muu on ei. Et see, ma ei tea, kuidas see vastab su küsimusele, kuidas õpetada nõusolekut, aga see on hea, see on nagu siuke, ongi see sama, et ei on ei ja jah on jah, nagu lahti seletus, mida ja kuidas kasutada ka tavaseksis. Ja palun tule küsi. Üks küsimus, kas on siin veel küsimusi? Minul üks küsimus on, aga ma jätaks selle kõige lõppu. Kas keegi tahab kasutada olukorda? Kõik on selgeks saanud. Sest mul on üks küsimus, mis minu jaoks selge ei ole, et me teame, et koalitsioonileppes on midagi nõusoleku seaduse kohta kirjas, eks ole, me ootame midagi praeguselt valitsuselt ja ometi me räägime siin nõusoleku seadusest ja räägime sellest, mida me ootame, et miks me seda teeme, kui see seal koalitsioonileppes kirjas on ja kas me väljendame sellega oma hirmu, et on oht, et seda seadust ei võeta vastu või selleni ei jõuta, või tahame me midagi muud ja see on vist eelkõige Eliisele, aga tegelikult ikkagi meile kõigile see küsimus selles mõttes, et miks me räägime nõusolekust praegu? Sellepärast, et nagu Kai ka ütles, et need asjad ei tööta, kui inimesed ei saa muudatuse sisust aru ja selleks, et muudatuse sisust aru saada, tuleb sellest hästi palju rääkida. Mina isiklikult isegi nagu huvikaitsjana, eks ma ikka vahest mõtlen, et mis siis saab, kui valitsus laguneb näiteks homme, no siis tuleb teistele inimestele rääkida. Et ikka ju võib juhtuda, aga ma keskendun eelkõige sellele, et ma räägin, et ma süvendan seda mõistmist ühiskonnas. Et see rääkimine tuleb teha nii või naa. Pealegi meil on rääkimata tegelikult mõningad detailid, sest et eks ju
korraks tagasi minna, siis see muudatus pügalas on nagu üks väike osa, aga siin on veel igasuguseid asju, mida sellega koos arutada. Näiteks, kas me vajaksime ka lisaks veel ettevaatamatusest tulnud vägistamise paragrahvi nagu Rootsis. Angloriigid on tahtlust modifitseerinud seksuaalvägivalla puhul, nende õigussüsteem lihtsalt on teistsugune kui meil. Et nad on näiteks pannud piirangud peale sellele, millist kaitset saab kasutada. Näiteks Kanadas või Iirimaal ei ole, ega Inglismaal, aga ma toon Kanada näite, sest see on mul nagu praegu kõige värskemalt, ma just hommikul lugesin üle meeles, et nemad näiteks konkreetselt piirasid seda parlamendis nii-öelda vastu võetud seadusega lisaks veel, et ohvri seksuaalminevikku ei saaks kasutada, selles ei songitaks. Iirimaal on ka üks selline, neil on natuke keerulisem, et sa pead ise nagu siis pöörduma ohvrina ja algatama selle, et ma ei soovi, et minu seksuaalminevikku kasutatakse üldse nagu tõenditena. Siis on tehtud veel selline piirang, et kaitse ei saaks, tähendab, ma korraks täpsustan, et vägistamisel on, et on see objektiivne koosseis ja siis on see subjektiivne osa seal. Ja see subjektiivne osa on siis see, et kas süüteo toimepanija, kas ta tegi seda tahtlikult või mitte. Näiteks angloriikides on piiratud seda, et sa ei saa minna nagu sellise asjaga välja seal kaitses, et aga mina arvasin, et tema ei on jah, või et ta oli vait, et ma arvasin, et ta tahtis seda, kui see läheb vastuollu sellega, mismoodi seda nõusolekut seaduses mõistetakse. Sa ei saa sellise kaitsega minna. Siin on jälle nagu, see on mul praegu pooleli, et kui palju me Eestis nagu, see on küsimus sulle ka lahtisest uksest läbi murrame sellega, võib-olla meil juba on nagu tipp-topp, aga ma praegu just nagu hakkasin seda kaudse tahtluse küsimust lahkama. Ja näiteks ka seda, et kui ma olen teinud intervjuusid inimestega, kes soovivad jääda anonüümseks, kes on ühel või teisel viisil selle süsteemiga seotud, siis ikkagi Eestis on samuti inimesi, võite minna ise lugeda karistusseadustiku kommenteeritud väljaannet raamatukogus, et kui praegu on ikkagi seal selgelt kirjas, et kui süüdistatav ütleb, et aga ta ju ei öelnud ei või ta ei rabelenud, siis on alust tema tahtluses kahelda. Et ja on ka, eks ju, olnud neid intervjuusid, kus inimesed ütlevad, et jah, on olnud olukordi, kus inimene mõistetakse õigeks sellepärast, et ta suudab veenda, et ta ei saanudki aru, mis ta teeb. Et see kaudse tahtluse tingimus ei olnud täidetud. Et kõiksugu sellised asjad, et nagu võiks muuta, mida mitte, ja me peame nagu seda hakkama alles rääkima, et me oleme praegu tegelikult selle vestluse nagu väga niisuguses algstaadiumis, nüüd me oleme sellest süütuse presumptsiooni jutust üle saanud, et nüüd võib nagu natukene detailsemaks minna. Jaa, mina ütleks seda ka, et see on kõik õige jah, et seaduse muudatus väga tihti ei piirdu ühe paragrahvi muutmisega, et siis tuleb alati mõelda, et milline see olukord siis teistsugune on või kujutleda ette, eks ole, ja küsida, et kas on vaja veel lisaks, nagu sa siin tõid välja, eks ole, et siin hästi kiire näitena, et juriidilise isiku poolt vägistamine on ka Eestis karistatav. Algus naerdi selle üle, aga põhimõtteliselt nüüd, kui keegi peab kuidas me eesti keeles ütleme, litsimaja, on ju, mitte et see oleks väga ilus sõna, on ju, ja sunnib kedagi siis kupeldab kedagi, eks ole. Ja see on mingi äriühing, siis sa saad teda ka süüdi mõista, eks ole. Et tegelikult oli täiesti vajalik asi. Ja teine asi ikkagi jälle see rakendusplaan, et see peab olema väga läbimõeldud ja selles mõttes on väga hea, kui on olemas just need teiste riikide näited, nagu sa tõid siin Rootsist ja Taanist, et mida siis päriselt vaja on teha selleks, et see tööle hakkaks. Ja lõpuks jõuab kõik ju sealt seadusest ja menetlusest, haridussüsteemi ja tervishoidu ja kogu ühiskonda, eks ole, et toob ka seal päris palju muudatusi ilmselt kaasa.
meil oli, saime väga hea pro-tipi Islandilt, et nad ütlesid, et tehke nii, et see seletuskiri oleks hästi tehtud, muidu on pekkis. ehk siis ärme kiirustame, vaid teeme väga hästi. jah, sest see seletuskiri on ju tegelikult just nimelt nendele juristidele, kes sellega tegelevad, tegelikult ju õpik, on ju. Et seal sa saad väga häid näiteid tuua, kui on vaja. Käsi on juba tükk aega püsti. Jah, saab kasutada, jah. Selle tavaliselt toob välja kaitse, ega seda ei uurigi politsei, vaid selle argumendi toob tavaliselt välja siis selle süüdistatava kaitse. Ja et see on, nagu me enne rääkisime, eks ole, et tuuakse välja, et aga talle ju meeldibki vägivaldne seks, või tuuakse välja, et aga nädal aega enne seda ta tahtis küll minuga seksida, või ja nii edasi, eks ole, see on lõputu võimaluste aken mõnes mõttes näidata teist inimest, nii-öelda, et ta valetab selles mõttes. Aga siin mulle väga meeldis see, kuidas sa tõid välja selle Kanada ja Iirimaa vahe, et kus Iirimaal on see jäetud nagu ohvrile otsustada, eks ole, mõnes mõttes on see keeruline, on ju, aga teisalt see võimaldab tegelikult ohvril, kui tema seda soovib, apelleerida oma seksuaalsele minevikule, mis võib-olla näitab teda näiteks selliselt, ma ei tea, näiteks inimene võib olla aseksuaalne, ta ei ole üldse seksuaalse praktikaga üldse tegelenud, sest ta lihtsalt ei tahagi. Nii et kui keegi temaga seda teeb, siis nii-öelda see juba näitab, et ilmselgelt või on siin väga suur kahtlus, kas see sai olla nõusolekupõhine. Jah, just nimelt, et seda saab kasutada ju ka inimese nii-öelda kaitseks, et ta on, ma ei tea, tsölibaadis, ma ei tea, tõesti on mingi nunna vande andnud, on ju, et sa ei eelda selliseid asju, et ta tegelikult väga tahab, on ju. Ma kiiresti ütlen vahele, et Iirimaa puhul mul on isegi, ootab järjekorras just lugemine, et kas see pügal on osutunud edukaks ka või mitte, et see on nagu omaette küsimus. Aga põhimõtteliselt see akt, et me oleme nagu tulnud niimoodi vastu, on väga mõjus minu arust. Ja nüüd tõmbame joone alla, ma tänan väga kõiki osalisi ja enne, kui ma luban teil plaksutada, siis ma ütlen veel seda, et kuna siin on 2 organisatsiooni, kes seda korraldasid, Feministeerium, siis Feministeeriumit on võimalik jälgida nii Facebookis, eks ole, otsige see üles, kui feministeerium.ee pealt, saab palju lugeda tagantjärele ja edaspidi ka, ja progressiividel on samamoodi lehekülg progressiivne.org, progressiive ei pea mitte üksnes jälgima, vaid nendega on võimalik ka liituda, kui keegi tahab ise sellises tegevuses kaasa lüüa, millega meie siin parasjagu tegelesime. Aitäh!